No tere, armas Eestimaa. Tegin suuga väikseid trikke, nagu te kuulsite. Käima on läinud aasta viimane päev meil siin stuudios. Ja päris 365. osa me siin tähistama ei hakka, aga üle 300 on küll juba kokku tulnud. Et peaaegu aasta jagu osasid on meil juba, kui ma nüüd jõhkralt ümardan. Ja loomulikult aasta viimane päev ei ole selline päev, kus oleksid kinni pandud toetusprogrammi kraanid. Neid saab 27.4 saab sinna minna ja näiteks meie... Sa kiirenda asja. www.tasku www.tasku või? www.tookodarekords.ee saab osta särke, värke, plaate, muusikat. Varsti tulevad olmejääb särgid, on ju? Jaa, olmejäätmed tulevad varsti. Kurat, praegu sa... Rikkusin ära midagi. Ja sellest oleks saanud mingi merchi teha, vaata. Olmejääb, mitte et olmejääb, vaid olmejäätmed. Olmejäätmed, see peaks olema deluxi. Me arutame pärast ekraani taga hakkama arutama. Me peaks mõne loo juurde tegema. Me panime selle kinni igal juhul selle asja praegu, selle sõnapaari. Ja see tõesti, aga igatahes olme jääb. Olme jääb, jah. Särgid tulevad varsti ja kes võib-olla ei ole CD-d soetanud vinüüli, aga on nagu mõeldud selle peale, siis tulevad väiksed kombopakid ka, et saab nagu mõlemalt väikse sooduse. Jah, ma saan nüüd rääkida nagu järgmisest nagu aasta lõpust, et aga ma räägin siiski, varakult saab pihta hakata, et lihtsalt see, et ega ainult jõulude aeg ei pea kingitusi tegema, et minu arust ikkagi tehakse ikkagi ka nagu aasta lõpus tehakse kingitusi ja ei ole midagi paremat kinkida kui töökoja kraami aasta viimaseks päevaks. Jah. Jah, või päevaks. Jah. Jah. Sest et ega 1. jaanuar algab korraliku olmega kõigil. Niimoodi? Jah. Tehakse olme poolt 1. jaanuar. Seda näitasid, jah? Ei lindista, jah? Ma vaatan, kas Ruudi Mikker lindistab ikka. Võib-olla ei lindista. Ei lindistab küll. Jõle vaikselt teine on pandud. Peab kõvemini sisse rääkima ikka. Ma ei tea, keeran sind vähe juurde. Mis saab. Igal juhul tuli juba see ka välja, et me ei ole siin ju kahekesi, on ju nagu kõik, kes näevad, on juba seda ära näinud. Meil on täna Rutsik on meil täna special tähistamas meiega aasta viimast päeva siin. Spetsiaalselt. Ja Ruudi Spits on meil stuudio. Aie. Ruudi Spits on lendas stutsi. Jah. Nii on. Ja kurat, teile võib seal tunduda, et suht loiv olek on. Tegelikult meil käib siin korralik tähistamine vana aasta viimast. Meil käib. Ma saan aru, et meil on väike mullijook. Mull on jah, rabarber, alkoholivaba. Pärast peame ikkagi rattad aina vurisevad koju sõitma. Ja siis läheb meil sul on kodutöö tehtud, ma kuulen praegu. Tubli. Ja see ajab kummitava küll. Selle eest annaks kohe esimese aasta sellest väikse ordeni. Eripreemia või? Väike süke, ütleme, üllatusorden, õhuorden. Et aasta kodutöö tegija. Jah. Nii. No sul olid sõnad peas praegu lambist. Hea töö.
see on ja eriti kui siia stuudio ette sõita ja siis näed Opelit ja Volkswagenit. Et siis tuleb see lugu meelde, et rattad aina vurisevad, vanamutid surisevad või nurisevad. Nii, me tagasi. Ma meelega mõtlesingi siia tulles, et ega tegelikult nad hakkavadki vihas surisema ja. Et nad nurisevad ja siis surisevad. No peaaegu vedasid välja seda vabandusega. See oli välja mõeldud värk, et vale kindlalt ei olnud. Surevad. Et uuel aastal minu soov ongi see, et ma valetan vähem. Ja ma alustan juba 31. sellega, et ei oleks seda, et umbes see, et ma jätan suitsetamise maha, aga tegelikult kell 12 tõmbasid öösel viimase suitsu vaata. Et uuel aastal uus aasta käes või siis. Oota, see on sul siuke tõsine lubadus endale või? No tegelikult see on mul siuke kogu aeg tagataustalla. Sa oled siis nagu selline krooniline valetaja või? No ütleme jah niimoodi, et tõe ilusta. Kas sul on probleem? Vabandust, et me sind korra mikroskoobi alla paneme, aga võib küsida edasi. Ja, muidugi. Kas sa oled nagu rohkem nagu teistele luiskaja või ise endale? Kõige rohkem ikkagi ise endale, et teised lihtsalt võib-olla jäävad tee peale ette. Okay. Et see on niisugune raske hoomata, et niisugune luiskamine vaata, tõe ilustamine mingites olukordades, et jah, et eks see lapsepõlvest kaasa tuleb nagu. Et seal pidi palju valetama. Olukordi ei taha avaldada või läheme liiga isiklikuks juba? Ma arvan, et neid olukordi tuleb nii palju, et selline... Mõtleme siuke olmevaled, mis sa endale teed. Näiteks ma võin enda omasi ka öelda. Või kui ei tule nii palju nagu valesid, et äkki meenub siis rohkem, kus sa tõtt oled rääkinud, vaata. Vastupidi, vaata. Praegu just siin ennem rääkisin tõtt selle surisevad jutuga. Et sellega rääksin tõtt ja no kogu aeg ikkagi tõde on, aga no kui siuksed pisivaled, et siukest pläki leevendada, siis... Minu siuke põhivale ikkagi, mida ma endale suht igapäevaselt räägin ja millega ma võitlen, on telefoni sõltuvusega. Scroll. Täielik scroll ja siis et ma mõtlen, okei, täna ma lähen koju, ma panen raudselt telefoni kuskil ära. Ja jälle ma ei teinud seda. Raudselt ei pannud või? Ja raudselt ei pannud ja jälle ja ma kaklen endaga, vihane enda peale ja ma ei tea, ma ei saa praegu nagu eriti võitlus käib ja iga päev jälle, et davai täna. Ja, Probleemiks ka minul... Tavaline sõltuvuskäitumine, aga... Ja tead, mis sinna juurde tuleb? Nagu kirvemeetodiga vist ei lahenda seda lihtsalt. Ma arvan, et no see on igaühe enda sisemaailm, aga minu puhul ta vahepeal juba ongi see absurdseks läinud juba. Ma lähen kellelegi mingit infot edastama. Ja siis ma hoopiski scrollin ja ma lähengi sealt lõpuks telefonist ära, ma pole seda infot edastanud, mida ma sinna tegema läksin. Tavaline nähtus. Ma tahtsin nüüd selle vale kohta veel nagu seda tuua, et oled ikka kindel, et sa tahad uuel aastal rohkem nagu tõtt rääkida, sest et kui sa valetad, siis Pärnu rannas näiteks ujuma minnes tuleb sul, mida rohkem valetad, seda vähem pead kõndima, et vesi üle pea läheks, sellepärast, et valel on lühikesed jalad, vaata. Selles suhtes küll ja, et tõtt ma räägin niikuinii rohkem kui varem, aga valet tahaks ikka vähem rääkida. Tõtt niikuinii rohkem. Aga selles suhtes on ja siin Pärnu rannas tuleb natukene jalutada, et... Sul on veel selliseid uue aasta mingisuguseid asju, mille peal sa mõtled või suunad ennast või ma ei tea? No uuel aastal kindlasti albumiga tegeleda, nagu siin jutuks on olnud, kes töökojal silma peal hoiab, siis jutud on üleval, et albumi lepingud on allkirjastatud. Lepingud on allkirjastatud. Lubadused on. Sõnaline leping on ka leping, vaata. Ja tähtaegadest tuleb kinni pidada. Nii on ja siin on pressurid peale ei ole, aga iga päev peab üks lugu olema kirjutatud ja ref 2 salmi ja. Et see on... Mis seal 365 looga album tuleb pähe? Seal tuleb kindlasti prahti palju, aga lihtsalt saad trenni teha. Et võistlustel käid ka ju vaata, mingil ajal vaata. Väga õige. Nüüd ma panin järgmise, selle panin, rikkusin ära, jah? Album 365 looga. See oleks küll taup ju. Ja loo nimi ongi see kalendri kuupäev.
25.06.2026. või hoopis vana kalendri järgi vastlapäev ja toomapäev ja Jüri öö ja. No vana kool, no ikka vana kalendri järgi. Jah, just. Et ärge seda arvustada, meil käib siin kõva pilutsemine, meil on siin aasta viimane päev ja see on see tänamatu päev, kus peab hakkama igasuguseid kokkuvõtteid tegema. Diagramme ja neid, mis mul tegelikult väga meeldib. Minul meeldib tegelikult teiste omasi vaadata küll, ütleme, kui keegi sotsmeedias on kuidagi selle ilusti nagu kokku, olgu see siis lihtsalt mingi piltidega, mõni on pannud väikse jutukese juurde, mis teinud. Ma ei tea, mulle täitsa nagu meeldib neid vaadata, kuigi ise sellist peenet ei oska võib-olla teha või isegi ei ole mõttes või... Võtta kurat ei mäleta, noh. Ma lihtsalt ei mäleta, nagu kogu aeg on all udu on kogu aeg mineviku poole vaadates nagu eriti, noh. No suuremaid asju nagu mäletad või selliseid... Katastroofe mäletad. Sa mäletad, et me albumi tegime. Seda ma mäletan ähmaselt. Sellised asjad on meeles ikka, on ju. Aga ma küsikski siinkohal, et mis oli kõige nii-öelda nagu vingem nagu loomisprotsess selle albumi juures? Et noh, kui lõite siin on ju seda, te mõtlesite siin stuudios on ju seda, tulite siia ja tegite on ju. Et mis see protsess oli kõige ägedam? Joops ka sinu jaoks nagu, et kirjutamise poole pealt salvestuse? Ma saan rääkida, ma mingit ühtegi lugu ekstra välja ei tooks, aga mulle meeldis selle albumi juures see, et kui oli kuskil üle poole lugudest oli nagu purgis ja meil nagu tuli nagu hästi koorus välja see temaatika, et mis me siis nagu öelda tahame mingite nende konkreetsete lugudega ja kuidas siis nagu kuskilt maalt tõmbas selle soone nagu lahti, et hakkasid pauh ise nagu asjad nagu tulema, et ei pidanud hakkama nagu seda pushima nii väga vägistama, vaid nagu, et kohe juba oli teema, oli hea ees, beat kõnetas, kõik oli nagu, et see tuli nagu, see loome oli nagu kerge või nagu siuke, ma ei saaks öelda kerge, aga ta oli nagu sujuvalt nagu voolas, et ei jäänud nagu kännu taha kinni, et see oli nagu nauditav. Et ei pidanud pingutama siis ja oli nagu... Lust oli palju rohkem kui kunagi varem. No see on hea ju. Jaa. Ma vastan ka, me oleme Jopskaga tegelikult sellest rääkinud ja mul vastus on samasse kohta umbes ka, et selline kindla kontseptsiooni leidmine, nagu selle otsa koperdamine, ma ütleks isegi, ja siis see sai selleks edasi, ma kordan su mõtteid, edasi liigutavaks jõuks nagu ja see, ütleme, nende lugude kirjutamine oli kohe palju lihtsam, et sul oli fookus nagu paigas, sest tavaliselt või varem me oleme teinud mussi, kui me oleme siis nii-öelda koos teinud, siis selline, et davai, teeme lugu nagu me ei mõtle võib-olla nagu suuremat pilti või konteksti juurde, et me teeme lugu. Niimoodi mikroskoobi alla on tegelikult hea ära minna, niimoodi saab tegeleda niimoodi vaikselt, aga sellise suure pildi, see oli nagu, et me nüüd vaikselt mõtleme järgmist plaani ja nagu näha, kuidas me eelmise tegutsemisest võetud õppetunnid juba rakendame praegu, me eelmediteerime järgmist albumit, me pea ees ei lenda kuskile sisse ja niimoodi räägime mõtteid, et me oleme saanud juba väikse suuna või sellise nagu kontseptsiooni. Suure suuna oleme tegelikult me oleme päris suure suuna saanud. Uueks albumiks. Jah, no me ei ole ühtegi lugu teinud, ma räägin, aga me oleme rääkinud, me nagu kujundame eelnevalt juba helipilti või nagu mõtleme, kuhu see võiks minna ja loo teemad juba sellega tulevad ja et me oleme nagu koos duona tegutsedes siukseks mingisuguse küpsuse saavutanud ja täielik nauding. Lisan veel juurde, et me nagu ei tee enam niimoodi nagu tölla-mölla, vaid et nüüd on nagu uus level koos õppimisega, nagu tahame nagu arendada, midagi nagu veel paremaks õppida, süsteeme luua nagu, et mitte ei piirdu ainult lustiga, vaid tahame nagu nüüd järgmisega iseennast arendada. Väga hea, treening on käsil ja see võib ainult edasi ju. Ja selline, ütleme, juba panime
või juba on meil see mingisugune plaan paigas ja sellega seoses mingid looteemad ja kogu aeg või vaikselt mingisugune osakond ajus töötab sellega, et sa nagu kirjutad, eelkirjutad, ütlen lugu nagu, et kui siia kohale saad, siis on ainult nagu finessi küsimus nagu, siis on see, et davai. Ja, et see on nagu, jah, me pole varasemalt nii kristallselt nagu seda suurt teemat pole nagu ees olnud ja siis on käinud siuke sipsimine ja nagu mingi otsimine ja siis kui sa pead otsima, aga sa ei tea, mida sa pead otsima, nagu siis on nagu eriti raske leida. Et nüüd me teame, mida otsida. Suund on käes, raja peal olete ja nüüd ainult haara kaasa kõike seda, mis tuleb on. Põrgatadki neid selle teemaga kaasas käivaid nii-öelda mõtteid oma peas ja siis sealt on oluliselt nagu lihtsam ja kergem nagu enda jaoks häid asju leida. Ja see ei ole ka niimoodi kujunenud, et kuule, meil on vaja kontseptsiooni. Mõtleme, et see on tulnud nagu tegemise käigus ja nüüd nagu oskad seda nautida, et ei ole see, et tavai on vaja, siis on see, et nagu sittagi ei tule, kui hakkad nagu niimoodi endalt nõudma. On vaja. Need on nagu kuidagi harmoonilised. Mõnusalt, ma ei tea. Väike see on juba, et tahaks nagu, tahaks nagu esimest lugu juba teha vaikselt, vaata see, väike hirm on ka, et ei tea, kuidas läheb, vaata, et seal on kahe otsaga asi, aga rohkem on protsentuaalselt ikka seda, et tavai, tahaks esimest. Aga see on nagu lihtsamaks läinud sellepärast, et ma olen nagu aru saanud enda puhul, et ainult läbi lusti saab nagu üldse midagi teha. Et isegi kui see nüüd järgmine album nagu ei õnnestu selliselt või mis iganes, siis üks asi on nagu täidetud, et enda lust on sealt igal juhul kätte saadud. Ja see on nagu, ma olen juba nii vana küll, et võin siin juba bensi mõtteid mõlgutada. Oota, ma seda tahtsin käigi, vaata, et ja lustida. Väga hästi sekkud, jah. Ma tahan ka pärast küsida. Et sina oled siin veel seda nõukogude aega ka näinud, et 31. Nääre tähistasid ja Näärivana käis sul või? Mäletad või? Jaa, käis, aga meil oli veel, mul üks mälestus kusjuures. See oli lasteaia äkki viimane rühm, vahet pole. Aga see oli Vene aeg. USSR. Ja siis käis meil Näärivana lasteaias. Ja siis me läksime metsloomadele süüa panema. Kodust anti kaasa, kes võttis porgandit, värki. Eriti äge. Ja siis metsa vahel tuli meil jõuluvana. Nii va. Jah, seal kus KGB nagu Kilingi-Nõmme haru. Metsavennad ikkagi. Ei olnud siis, et sai metsa vahel salaja tuli meil ka jõuluvana. Kurat, meil oleks praegu mingit sellist underground asja vaja. Underground vana oleks vaja. Ja see tekitab elevust, see on ju palju Looming on ka, ma arvan, inimestel on siuke next level, vaata, pead ridade vahelt ütlema ja kuidas teed, vaata, et kui sul ikka kirves pea kohal seisab sellega, et sa midagi avalikult poliitika kohta ütled, siis et see on äge teema. Peenelt tegema asja. Paneb loomingu levelit kohe kõrgemalt tööle. Me võime siin ju võib-olla traditsiooni ellu nagu kutsuda ja võib-olla 200-300 aasta pärast on see nagu täiega iga jõulu või iga mis iganes püha siis ongi underground vana. Või underground vana. Mitte jõuluvana, vaid underground vana. Underground vana, jah. No praegu on vastupidi, vaata. Kes kurdi Näärivana sul siin tuleb, vaata? Jah. No jah, seda hakatakse kohe seostama mingi Kremli käsilaste ja siukse teemaga, vaata, aga no see tegelikult jõuluaeg üldse ju, milline ta nagu vanasti oli. Kremli vandenõu või? Ei, see ma räägin enne Kremlit ja enne üldse mingid asjad, et miks üldse siukest asja tähistati nagu. Et see oli ju kõige pimedam aeg ja hoiti tuld üleval ja põhimõtteliselt nagu päiksepüha, aga siis kuskilt tuli see jõuluvana värk arvatavasti Siberist kärbseseentega.
oota, mis teooria see on? See on ju see, et seal, miks üldse punane ja valge on see kostüüm, et kärbseseene värk, et tüübid sõidki neid ja nägid, põdrad lendavad ja mingi tüüp tuleb saaliga sealt välja ja siuke see lugu oli, no enam-vähem vaata mingi. See tundub palju ägedam teooria mulle. Suures alguses ma hakkasin maha tegema, aga see tundub päris asjalik risk. Oota, aga millega sa nagu ise lisaks oma vuntsidele oled nagu selle aasta üle uhke? Selle aasta üle uhke või? Ja oma mingi tegevusega, mis sa nagu meilt küsisid umbes? Okei, no räpialaselt ma arvan, et siin oli palju esinemisi. Algas Anf Kungi laiviga. Ise mõtlesin küll alguses, ma ei saanud aru, millega ma tegelen, aga pärast, kui ma nagu sellele tagantjärgi mõtlesin, et nagu mis mõttes, millega tegeled? No, et seal nagu, et Anf Kungi laivil olin vaata soojendamas seal. Et miks sa lähed sinna või? Ei, miks ma olin, või nagu, et ma olin seal üldse vaata. Okay. Selle peale, et see algas nagu siuke... Te suutud ette kujutada, et Vaua oli, jah. Tagantjärgi mõeldes vaata, alguses ikka tegid protsessi ja nii edasi, valmistusid esinemiseks. Alguses ei saanud aru selle, kui suure tähtsusega see tegelikult on mingil määral küll, sest et nende loomingut sai kunagi kuulatud ja pärast õigustasid ära selle enda jaoks. Ja. Vuntsid olid rahul ühesõnaga. Vuntsid olid siis juba in the house? Jaa, ei, siis ei olnud veel. Okay. Tuli kuskil suvel äkki mingi jaanipeale. Vuntsid tulid koos teadmistega. Vuntsid tulid koos riimidega. Yeah. Nii. Mis veel? Siis suvel oli veel paar esinemist ja Olme albumi 2 korral sai siis soojendatud. Pärnus lasin vaba stiili seal lõpus. Seal oli DJ Katki DJ Katki oli, jah. Oleme rääkinud. Kuule, aga anname kohe auhinnaga ära talle. DJ Katkile. DJ Katki. Katki see kõige katkisema DJ setist, mida mina kuulnud oma laividel olen. Ja kuna selle asja erakordsuse tõttu annaks seinavaiba? Anname seinavaiba. Ta on tuli kaugelt kohale ja ta lendavat vaipa ta vaja. Kaugem otsa ära. Kaugem otsa ära lendavat vaipa. Huvitav, kas nendel, vaata, kus see Aladini lendav vaip tekkis, äkki seal oli mingi oma allotsinogeen, mis oli, et ta nüüd tüüp leidnas vaiba, umbes nagu Siberis oli neil need... Ütsetasid kaameli-sõnnikut ja siis... Või siis nii palju kivi, oopiumit. Ja Aladin lendas vaibaga kohale. Liiva äkki suitsetasid seal. DJ Katki, jah. Sa olid kuskil jutuga poole. Nii, ja, et DJ Katki, jah. Et tema teadvustas sisse, lasin vaba stiili, suht äge oli nagu. Ja siis kuidagi tuli hästi välja see vaba stiil. Et see vaba stiil on ju selline, et... Seal tuli just hästi välja või? Seal tuli hästi välja, jah. Sellele teie laivil. Et oli nagu äge jagada teiega koos seda peab ütlema, et see oli täpselt peale meie laivi. ma läksin puhkama nii-öelda. Ja jäin sellest kõigest ilma nagu lihtsalt. Ja ei, see oligi nagu publikula. Seal kusjuures ma need videodest vaadates nii palju kui neid... ringi liikus, siis suht rariteetne kaup oli, siis igal juhul ta oli suht terveks juba saanud. DJ oli suht terve ja päris hästi tegi seal, läksid kokku oma vahel. Aasta muutuja auhind ka kohe ära. DJ katkist, DJ terveks. Aga no jah, ütleme siis enne me rääkisime aasta kõige parem moment on ja, et võib-olla see oligi siis aasta selline hetk, mis oli seinavaip oli teil või? Tiitel? Õhuseinavaip. Õhuseinavaip, jah. Et õhuseinavaip oligi siis see moment. Et üleskutse kõikidele proovi DJ-dele või? Et pole vaja ronida sinna, kus elevus on liiga suur või võtab võimust sellele või? Ta tegelikult üldse ei ole proovi DJ minu teada. Ta on ikkagi, ta jagab masinaid. Ta jagab masinaid, jah, aga noh, ütleme niimoodi. Kärakas oli see faktor seal ja tegelikult ei ole üldse tema süü. Ta küsis meilt viisakalt ja meie andsime selle loa
see oli sekundid enne laive, kaalusin kiirelt riske, mõtlesin, et on okei, ma ei mõelnud, see tundus okei plaan. See on veel dramaatilisem tegelikult, kui Mäkki tegi sellise lühendatud variandi. Tegelikult ta küsis minu käest kõigepealt ja ma vahetult ennem laivi. Aga ma lükkasin kohe selle, mõtlesin, ma ei tea, Mäkki on siin ülemuse ja suunasin ta Mäkki juurde ja Mäkki pidi vastutama. Kontor vastutas. See on otsuse vastuvõtmine jah või ei, 50-50. Peaks kasutama rohkem sellises olukorras, lihtsalt mündiviset nagu. Kull jah, kiri ei ja tegeme selle ära kiirelt ja siis on see, et nagu keegi ei vastuta. Jah, siis on jah. Mündi välja, mündi trükikoda. Hõbemünt, töökoja hõbemünt. Ja meie suur tõenäosus ja juhul 50 senisega rohkem suuremaid raha münte meil ei ole, vaata. Jah. Oota, sa olid jälle oma jutuga kuskil. Said sa midagi vastata ka nüüd? Ei, see oli see, et ma võtan lihtsalt teema kokku, et oli siis Pärnu live DJ, teil oli siuke kontseptsioon, et läksite kahekesi peale ja DJ, olite ise DJ-d ka, vahetasite nuppu ja rääkisite vahepeal pausi ajal juttu, et ei pidanud see musikaalne etteaste olema niimoodi, et loost looni on ju. Et teil oligi ägedalt üles ehitatud see, et te rääkisite ka vahele sinna. Me üritasime. Tuli välja. Katsetasime. Jah, see oli esmakordne katsetus meil niimoodi, et me päris nagu proovime. No vaata, see, et mitte nagu proovida teha nalja, rääkida võib-olla mingit muid jutte, puistada natuke südant, erinevaid asju proovisime, aga tegime seda ainult 3 korda, kui ma mõtled, kui ma nagu panna konteksti näiteks koomikutele, kes käivad iga õhtu harjutamas, peaaegu open mic'idelt, saab nädal ajaga saavad selle, et sellepärast ma ütlen, et see on alles katsetamine. 3 fucking korda, vaata. Et seda saaks alles nagu timmima hakata. Aga me underground vanad. Ja timmib ära küll. Igasse asulasse me ei jõua tuuritama meie. Õnneks. Veel mitte. Et Kiivu kõrtsi veel esinema ei lähe. Meil pole vist selline rahvamuusika lihtsalt, nii ongi. See on ikkagi... Aga kui Kiivu kõrtsis oleks neljapäevane, ütleme, siuke kultuuriüritus, kus... Muidugi. Et siis siuke... Muidugi. No neljapäevasele juba läheks. Sellega saab manid paika raamid. Et üle 2 juba, see juba sinna juba saab juba minna. 3., 4. päeva pead on täpselt meie siukses... Ei aitäh sulle, et sa tulid meie ülejäänud turniiri toetama. Meil olid ju väiksed vangerdused olid ja Saiko kukkus ära. Tulid nii-öelda asendama. Kas anname kohe ka jooksvalt auhinnad mõlemasse suunda ära või? Mis need nimed? Me kirjutasime mõned aasta auhinnad ikka ülesse ka ju. Ennem siin kiirelt rääkisime läbi. Väga auhindu peab andma. No. Nii. Oota, ma ei leia. No Saikole saab... Aasta lähen ja tulen. Aasta lähen ja tulen. Selline Põhja-Tallinnast inspireeritud nimetus. Jah. Aasta lähen ja tulen. Tema tuli ja läks. Ja tema läks, ja. Ja sealt kohe järgmine auhind siis päästemeeskonna ütleme siis... Aasta päästja. Jah. Et audiopäästjate ühingu poolt välja antav õhuvaip turniiri. Ta ise käis selle idee välja ka, et kuule, ma tulen vist. Oli küll, jah. Sest nagu ka selle kinnise idee loos on, et esinemisvajadus on, mida teeb mu närv. Jah, see riim on mul vahepeal käib nagu peas läbi. Et ma samastun selle mõttega. Et võikski siit järgmise selle teema püstituse tuua, et ma olen iga kord enne laivi mõelnud seda, et nahvi seda vaja, miks ma tulin siia, vaata. et see ootus, see ettevalmistus, siis jõuad sinna koha peale, heliproov ja siis see ootus, kuni peale lähed. Et ma ei ütleks, et nüüd süda saapa säärde hüppab või midagi sellist, aga need on samamoodi need vähesed numbrid lihtsalt, vaata, vähesed esinemised. Ja. Eks ma ei tea, minul ei ole see närv siiamaani ära kadunud, aga seda, et nagu kui ma siin olen, seda nagu nii
dramaatilist ei ole, et kunagi oli ikka hullem. Ükskord mul oli ärevus, hoog lõi peale, mäletad, peaaegu oleks live ära jäänud, sest mul oli väike panic attack. Okay. Ja see oli nagu live ka, kus ei olnud nagu mingit 100 publikut, ma ei tea, seal 20 inimest oli või 15, siuke cozy live oli, vaata. Ja mul oli ikkagi jah, see oli mul periood ka, kus mul oli paanikahooga nagu rohkem ja siis sellel hetkel just. Okei. Aga tulid lõpus võitjana välja ja kõik läks hästi. Võib-olla see live vist lükkus nats edasi ja ma nagu manageerisime ära selle. See oli minutite teema oli seal. See kuradi värin läheb üle, vaata, ja siis oli juba nagu, siis suudad juba maailmaga kohaneda. Mul on need EPT mingid siin templi omad siis, kui süda jukerdas ja sõnad ei olnud peas. Et siis oli, et nagu, et kas suudan teadvusel püsida, vaata, et see oli nagu, et noh, et miks sa seisad ühe komal, miks sa ei tantsi, siis ma ütlen, sorry, et mu eesmärk oli nagu, et teadvusel püsida, vaata. Et kõigil laivi andmine nii erinev kogemus, vaata, mingi vend võitleb surmaga. Siis oli küll nagu, et kurat, kiirabis võib-olla olema praegu, vaata, mitte siin noh, et mida ma teen siin, vaata. Aga pärast laivi jälle läheb kõik ju teistpidiseks, et ja seal on üks see faktor ka, et nagu EPT ajal nagu räppides siis ja kõik olid sees ja tegid ja värki, aga nagu lõpuni ei uskunud nagu iseenda räppi ka ja see andis sellele ebakindlusele juurde. Nüüd on see, et täitsa pohhui, ise oled musaga rahul, isegi 3 albumist nagu praegu kõige rohkem räägin. Ja siis selle tõttu, tead, seal lava peal on ka nagu siuke, et kuule, chillim ja nagu siin võib isegi öelda tänu nagu sellele. Smoothim, jah. Isegi mõnel vennal isegi nagu nii smooth, et hakkab tantsima seal lihtsalt ja ja isegi nagu pikali normaalne breakdance oli peaaegu ussi tegi maas, et nagu vau. No ega ma mingi 60 pole resk, ma kõigest 40. Ei, normaalne jah. Levo Keis resk. Et kes tahab teada, millega tegu on, siis et võib vaadata Puud murda 95 loo videot, et analoogne teema seal oli, et aga noh, siuke äge vibe, noh. Iga kord erinev nagu, aga analoogne nagu seal oli. Ei no seal on, tema see stiil on seal näha, see tants, mis ta teeb, et seal on seda väga hästi näha ja võib-olla see oli isegi esimene kord, kui minagi seda nägin ja kõik, kes meiega kaasas olid vaimustuses sellest, ma võin öelda. Ja said sütitatud, et Mats pärast parafraseerin umbes, et kui Hopska hakkas hullu panema, tead, endal hakkas ka pohhu setil nagu, et muidu võib-olla veits kramp sees on ja musa video ikka nagu on. Aga ta ütles, et kui Hopskal oli nii pohhu, tead, mul oli ka siis suht pohhu. Lõhnab nagu auhinna järgi mulle või? Ja, aga see on, anname jah, see ei ole küll aasta kontekstis, aga aasta liigutaja. Mis oli eelmine aasta või? Ei no ma see aasta ka olen liigutanud, me käisin turniiril see aasta, seal ma liigutasin kurat Sapka selle saad. Saan või? Jah. Yes. Ja see oli... Aitäh! Ja see oli veel see, et see ei olnud nagu... see ei olnud planeeritud. Ei olnud planeeritud. Et ta lihtsalt hakkas... Viljandi, Pärnus sa ei tantsinud, on? Pärnus ma tantsisin ka. Pärnus oli, kui ma alustasin selle ja ülejäänud ma tegin teadlikult juba. Siis oli juba kavas sees. Oli juba kavastatud. Ja Tartus isegi nagu tegime sellest väikse jutukese, et elage kaasa, õissassa. Tantsupidu oli seal. Sa vingelt panid nagu respekti. Oled kodus harjutanud varem või? Täielik impro. Ma ei teadnud. Aga kuidas sa teadsid, et sa oskad üldse? Ma ei teadnudki, et ma oskan, kuni see oli esimest korda, kui ma sellest aru sain, oli ühe sõbra pulmas. Meid jaotati 3 gruppidesse, üks siis pidi laulma, üks pidi mingit instrumenti mängima ja üks pidi tantsima. No. Ja siis meil olid kollased juuksed, rohekas kleidik. Ja siis... DNB remix või? Ei, me tõmbasime see oli ikkagi cover, oli ta ikkagi puhas, 1-1 oli ta coverdamine. Remixit ei teinud. Aga siis seal oligi siis vaja tantsida ja kuidagi oli vaja täita ja siis ma lasin tongil üle võtta ja nii see asi juhtuski. Ja kas see esimene kord juba teistelt said ka nagu, et või kuidas? Ma sain tagasiside, et sa poiss jätka selle toiminguga, et see on okidoki. Et siis said nagu nii-öelda vaba tunde sisse, et
ja kus sa teinekord katsetasid seda inimeste peal? Teinekord oligi juba meil mingisuguses EPT äkki Tšeloveki, Tšebureki videos oli võib-olla Tšiburek Balti kett. Seal vist on ka jah, aga seal on kergekujuline. Seal on kergekujuline. Seda alguse ebakindlust. Ja seal on tunda seda sellist nagu, et ma ei tea, vaatame nagu. No. Tõesti. Ma ise ei pannud nagu tol hetkel seda pilti kokku. 95 oligi minu jaoks see, kus see oli ikkagi timmitud koreograafia. Jaa. Et nüüd... Ja see on nagu päriselt sul sees, et see ei ole see, et igaüks ei tee, et kui ma teen, need on suvaline mingisugune kalpsemine. Sa teeksid enda moodi. Jaa, aga vaata, sul on seda stiisi ja staili seal ka. Mul on... Et sul on nagu... Lasen üle võtta. Sa lased üle võtta, aga vaata, igal ühel ei tule, mõnel on ikka kant on sees, siis kant on sees. Kui kant on... Sa saad selle kandi enda kasuks tööle panna, aga võib-olla pead trenni tegema. Sul on see ikkagi, see tuleb ikka südamest. Aga see väsitab. Füüsiliselt väsitab see tants väga ära. Eriti laivi ajal, kus sa pead nii keskenduma sellele, et saaks kõik sõnad välja öelda. Siis saabki ainult siis, kui sa oled vabastatud nendest tegevustest. Kahte asja korraga ei saa. Läppida ja niimoodi tantsida, see ei ole võimalik. Kujunes see nii hästi välja ka, et seal teisel laivil siis Sapkat ei olnud ja esimesel oli ja siis oli siis mingi Sapka salm ja siis Sapka salm on Dance Revolution. Et see on juba siuke kava, mida peab kuskil saalis või stuudios harjutama, et samal ajal hüpped ja räpid nagu. Kindlasti mitte, sest et see sealt kaob lust ära ja siis jääb ainult mingisugune tühi tõmblemine. Orden sulle selle aasta koreograaf. Kindlasti. Aitäh. See on sellise nimega auhind, mis päriselt Eesti tantsuauhindad jagamisel antakse isegi. Siis sellise auhinna vastu saate õhutantsu ka? Yes. See oli kogemus, ma ütleks, see oli kogemus. Seda vägev. Nüüd tulles tagasi sinu nüüd selle teemapüstituse juurde, mida siis ka enam ei mäleta. Kusjuures selles suhtes on aasta ennustaja. Jah, et me rääkisime seda, et mida perset ma siin teen ennem laivi, vaata. See ei nii problemaatiline või nagu tunnetus ka see ei ole, et ma siin teen, aga lihtsalt mul on see, et kui ongi selline tunne, et miks ma siin olen, et pigem see tuleb lihtsalt sellest väsimusest, mis nii-öelda on selle teekonnal olnud, et kui kodus harjutad või lähed stuudiosse tegema, et siis see performance edasiandmine käib suhteliselt kiiresti võrreldes sellega, mis toimub nii-öelda nagu laivil on ja et kõik see eelprotsess, mis seal toimub, sinna heliproov, ootamine ja siis lähed peale. Või ma tahaks nagu oletada, et freestyle vanadel on selle närviga nagu vähem probleeme, kuna nagu... Peab olema vähem. Jah, kas see... Seda küll. Aju peab ju olema vaba. Ma tahan küsida, et nagu freestylides on sul ka närv sees või ainult siis, kui sa lähed nagu kava tegema või? Pigem ütleks niimoodi, kui on freestyle sellise lühikese etteteatamisega, et sa nii-öelda ei tea, et see tuleb, siis see tuleb paremini välja, sest sa ei pinguta, ei eelhäälesta ennast kuidagi, ei mõtle nii palju sellele. Üle ei mõtle, ja siis kui näiteks oligi seal Pärnus DJ Katki tutvustas sisse, polnud mingit plaani, et lähed, aga siis mõtlesin, et kui ta juba tutvustas, et ma lähen ja võtan ja teen. Et niimoodi oli nagu see veidi lihtsam. Aga ütleme, pigem on nii, et kui lähed kava tegema, siis on närv on suurem sees. Aga närv on vaja ka. Kui närvi ei ole, siis lähevad asjad totaalselt vussi. Sest siis sul ei ole seda nii-öelda toru ei ole kuklas. Ma nüüd vaidlen küll juba vastu. Ma olen saanud seda uut tunnet. Ma varem oleksin nõus olnud. Kõiksusega kontaktis tunneta? Kuidas? Kõiksusega kontaktis tunneta? Ei, et vaata siin nüüd on see asi, et okei, et kui nagu pinget peal ei ole, et siis on mingi blä, aga see pinge võib sama hästi olla asendunud tahtega. Kui mul on nagu tahe suur, siis ma õnnestun, mitte ei ebaõnnestu. Seda niikuinii. Ja mul ei ole pinget peal, aga mul on selle tõttu tahe, ma saan oma tahet veel paremini väljendada, kui pinget ei ole. Tõsi küll, sest kõik protsess, loomeprotsess ja mis iganes kunstivaldkond toimub ikkagi ju sellest, kui lõdvestunud sa oled.
et nii-öelda pinges olekus võib ainult lühiajaliselt midagi hästi sooritada. No vaata, see lavanärv ongi, teda ei saa täpselt kirjeldada, et kõigil ta väljendub suurenäsuga mingi kõige emotsionaalsemalt nõrgemast kohast, kus see hirm, kakahädast mõnel. Mõnel tuleb kakahäda suure hirmuga, mõni ei esinegi, on ju, et vaata, see on, kui ma ka nende eksistentsiaalsete küsimustega nagu maadanud, siis et mida perset ma siin teen, ma olen juba nii vana, miks ma siin käin või ühesõnaga, miks ma kodus ei ole või blä-blä-blä, jalavanni ei tee kiiktoolil, et siis nagu see algne küsimus ongi, et kas tahad teha või olen artist siis või ei ole või kes ma siis olen. Ikkagi treening on ju tehtud, et peab minema sinna. Ikka just tahan olla artist ja siis nagu ei olegi tegelikult seal midagi enam rääkida. No täpselt. No see on mingi lõputu fight ka mingil määral, et sa mingi asja lapid kinni, tekib mingi uus küsimus või tuled üldse uue muusikaga välja lagedale. Nüüd on ju peaaegu olema nullis jälle omadega. Mingisugune enesekindluse tase on saavutatud, aga uus muusik ei tea, kuidas vastu võtavad. Me ei teagi, ennem seda, kui keegi midagi vastu võtma hakkab, ennem seda vaja midagi luua üldse. No jah, ma oletasin, et see on olemas. Jah, okei. Et ma nii kindlalt seda kohe ei paneks, et meil juba kohe lugu on olemas. Ma just oletasin lihtsalt, et on mussi olemas, et lähed uut muusikat esinemiskontekstis. Ma mõtlesin seda juttu just, et sul on juba musa olemas ja nüüd lähed uut nagu laive tegema, kuidas mis, vaat. No järgmise plaadi esitlusega me tuleme ikkagi, ma arvan, ma võib-olla kahuri seest lastakse meid sinna lava peale. Ma võib-olla kulguriga maandun näiteks. Enne laivi hüppad sellest põlevast rõngast läbi ja võtad mikri. Akna hüppega vaata. See on juba tsirkus. Selle vaatab äkki teeb mingi muu laivi kontekst, aga... See on juba lavane. See on juba lavavärk ja kõik. Samas mul kohe mõtlesin, et meil näiteks on järgmise albumi pealt loo nimeks on näiteks Leek, on ju. Siis ma panen ennast põlema, vaata. Ja mõtle. 16 rida ise põlen, vaata. Skafandris või? Võt see jääbki nüüd lavameistrite ja ütleme inseneride. Hologrammiga teha kuidagi niimoodi. Eriefektid on sealt maalt tulnud, et eelmise albumiga oli, et meil ikka mikreid on piisavalt või selleni, et panen ennast laval põlema. See on next step. Me ütleme niimoodi, et ma ikkagi 20 korrust võtan vahele ja esimesed korrused 22-le. No see on ju päris hea saavutus juba. Oota, kas keegi rääkis enne midagi üldse või? Me oleme üldiselt jahunud, see on päris ohtrad, meeldivatelt teemadel. On, väga meeldivad teemad on. Teeme lõpuks mulli ka lahti siis. Teeme jah. Ei kannata õhtu. Jooge veel see. See ei kannata seda joomisega õhtsi. Aga mul on ka seal vett või? Aga väga hea, siis on hästi, ma mõtlesin praegu ei tea. Te kuulate taskuröökingu aastavahetuse stuudios on Jopska, Ruudi Spitsan mina ja Mäki. Ja meil on täiega meeleolukas, kohe teistsugune tunnen sees on ju. Aastavahetus. Ma nagu kohe tunnen, et kuidagi teistmoodi on olla ja kuidagi kõik on nagu teistsugune ja nüüd ma hakkan veel napsu ka võtma siin. See on napsuvaba naps. Oota, kas lasen ülesse sinna lampi või? Lase kuhu tahad, see lamp niikuinii eriti kasutust. Pärast see isolatsioon heli ei hakka halvemaks. Teeme seda vormelit ka nagu et priitsi. Sa vaatad, sa haiglasse ei lase mind siin. Või ise haiglasse ei saatu selle tagajärele. Nüüd me oleme rääkinud siin ainult positiivsest nagu, aga 365 päeva sisse kindlasti ka midagi negatiivset. Ka midagi negatiivset leiab, on ju? Kindlasti. Sa oskad midagi tuua välja või? Mul vist kohe ei pursata. Jah, maksud võiks suuremad olla. Jah, liiga väiksed on. Mulle juba meeldib, see on juba nagu lahe,
et me oleme pildis oma väikse riigiga, kuna me oleme igal pool nüüd toppides oleme, nende maksutõusude ja kõigi nende asjadega. See on magus. See on jah mingi pool magus. Ma kartsin mingit hapukat mingisugust asja, aga see on magus, mulle magus meeldib. Lõhna järgi oleks nagu hapu ja siis kui võtad, siis on magus. Aga rabarber ei saagi muud. Aga mulle maitseb, see on nagu limonaad. Limonaad mulle meeldib. No limonaadiks on seda palju nimetada. Minust on see õrnalt mullitatud rabarberi morsus. On küll ja sul on jumala õigus, täiesti õigus. Aga ja minu arust on sitaks hea. Tujuda ei riku. Mulle väga maitseb. Pane mulle juurde. Et ma tahaks sellest rääkida, mulle täitsa meeldib see maksude värk, et see saab juba nagu põnevaks mänguks läinud. Et me oleme kõva rahvas, me saame need levelid veel paremaks. Ei, eestlane on selles suhtes ülitegija rahvas, vaatame, kellest meie esivanemad on pidanud üle elama, nagu et meie üldse saaksime siin praegu seda saadet teha siin. Jah, ma arvan, et kui 80% palgast maksud moodustuks, ikka elaksime hästi, kurat. Jumala savi, lähed lööd jalaga kuuri just, ütled mõned vägevamad sõnad ja... Ostan uue autori. Vist see... Nagu üldist konteksti arvates see maksukoormus meil vist nii hull ei ole. Pigem on see hinnatõus on see, mis kõige rohkem jalaga perse paneb. Aktsiisid, värgid. Kas see hinnatõus on maksutõusust tingitud, seal las spetsialistid arutavad. Või lihtsalt raha on odavaks läinud. Raha on lihtsalt odavaks läinud. No see ongi selle tulemil, need tõusevadki. Kus kiiremini, kus aeglasemalt. Sellisel juhul ma loodan, et poes ma käin veel. Automaksu maksid nad mulle tagasi näiteks. Maksid vä? No mul on ju lapsed kodus ju. Äkki kõigil, aga mul tuli meelde, ma olen võlga kurati ühe osa ju. Maksmata või? Võetakse auto ära? Homme võetakse ära sul auto ju, sa ei tea seda asja. 1. jaanuar tuleks selle Lenini buksiiriga on järel sulle. No praegu ma ütleks selle peale, tegelikult on see kurb uudis, aga praegu ma ütlen selle peale, las siis tulevad, kaugele nad selle undava tagulaagriga ei jõua. Aga mingi, kas ühe lapse pealt said soti või 50 alla ja nagu, et kui sul on, et kui sul on, minust oli kas sott, et kui sul on 2 last, siis saad 2 sotti nagu, kui sul on auto. Aga kui nad teada saavad, mul Opel on, kas sellest midagi, et vauvud, sellel vanal on Opel. Peavad ennem teada saama. Võtame vähem, et küsime raha ennem kätte, ennem kui auto ära laguneb. Ei, nad ennem peavad teadma saama, et sul on laps, vaata. Ei ole. Opelist lihtsalt ei piisa või? Et mul on lihtsalt ainult Opel. Ei pääse. Äkki sa saad mingi muudatusettepaneku esitada, et Opeli vabastataks või? Jah, et Opelitel vabastataks. See oleks viisakas. Huvitav, kui Eesti riigis autosid toodetakse, kas siis sellele oleks maksuvaba? Selle iga-aastast maksu pead vist niikuinii maksma. Ei, ma lihtsalt hakkasin mingi fantaseerima siin, et keegi meil autosid toodaks. Kunagi oli ju, mis see oli see lahtine auto? Jaa. Ma ei tea küll palju neid toodeti pika ninaga. Ma ei mäleta, mis see nimi oli. Tead, millest ta räägin? Ma tean Eesti... Oli Eesti oma, vähemalt kuulujutud olid. Jah, minust ta väga kena välja ei näinud. Estland või mitte Est-Cube ta ei ole. Est-Cube on midagi muud. Ta oli Estonia, ei olnud. See võib-olla laeva. Klaveriga sõitsid, Estonia klaveriga. Klaveriga. Aga kui sa laeval rattad alla paned, siis ta ei ole enam laev, seda on auto. Laevakujuline auto. Maanteelaev. Ta oli minu arust, kurat, igal ka vormelit tegi minu arust. Seda teemat ma tean küll, vormelit tegid ja see oli mingi Vene aja lõpp. Nõukogude Liit, jah. Aga praegu oli ka ju... Kui ma kirjutan Estonia car, siis ma ei saa politseiautosidest on pildid. Ja mõned need sõjamasinad olid ka. Mingi päikeseauto projekt oli TalTechis siin praegu nüüd aktuaalne oli, sellega oli mingi teema. Ja aga need ongi, et seal teevad projekte vist, mingit nagu tootmist. Nad isegi vist mingi võistluse tarbeks tegid. Oli tea, Austraalias käisid. Kuskil Austraalias, ja just. Ma olen ka seda, ma ei tea,
kuulnud veidi. Vaata, meil oli mingisugune norimist-teema ei olnud jällegi või... Ma ei mäleta. Sina küsisid, et... Ju te norisite mind. Ei norinud. See oli see, et kehvad aast, mis see, kuidas kõige kehvem sündmus aasta. Negatiivset ka ikkagi midagi leiab, kurat. Aju ei taha mäletada. Praegu on tõesti, on nagu, kui teistpidi mõtled, leiaks nagu, ma leian nagu rohkem. Järelikult hea aasta. No mis siin ikka, kes vana asja meelde tuletab, seal hea mälu ja et no mis siin oli, võtame siis 2025 jaanuar. Ma lõpetasin keskkooli ära, see oli siuke pool positiivne asi nagu. Et täispositiivne. Ta pigem on ikka täispositiivne. Ja, et aga vett ja vilat sai näha sellega ja ma ei tea, 9 või 8 aastat hiljem, 9 aastat vist hiljem normaalajast lõpetasin ära ja võtsin kokku, tegin ära nagu. Tubli. Väga hästi. See oli normaalne nagu. Õppimine on ikkagi sõltuvus nagu, sain sellest aru. Et kui juba sinna protsessi sisse lähed, siis on äge teha seda. No mõnel küll sõltuvust ei teki sellest. No noorena ei tekkinud äge. Minul pole sest mingit sõltuvust tekkinud. Igast muust asjast, aga sellest õppimisest küll ei tekkinud. Okei. Mul ei tule ühtegi. Ongi aju on lihtsalt moonutab natuke ajalugu lihtsalt. Ma mõtlen mingisuguseid nagu raskemaid sündmusi võib-olla on küll, aga ma ei võta neid nagu, et need oleks mingi negatiivsed asjad on. No siis on niimoodi, et positiivne aasta. No. Kindlasti on midagi raudselt. On. Kas hakkame nüüd mingisugused auhindasid, teeme mingid auhinnad? Teeme auhinnad ära, jah. Vaata, mis meil on. Aasta vana uus üllataja. Jaa. Mis me talle andma peaks? Õhuüllatus muna. Okei, ja kellele läheb? Lähevad siis Fantastikale. Läheb, jah. Fantastika, jah. Vana uus üllataja. Jopskal oli mingi kontekst ka. Jah, kaua teemas on, aga nüüd käärkäega koos viimasemad palad. Üks on käärkäega. Üks, jah. Ja teine endal... Oota, mõtlen, kas tal on 2 või rohkem. 2 on vist ikka 2 ja 2. Teine on videoga. Jah, et need on nagu siukse värske sahmakas siukest nuu soundiga tugeva boom-bappi nagu. No. On iga kord, kui ma muna hakkan keetma, siis mul käib peas, et keedumunna seest on sul pastaka värvi. Kutsu kasvataja järgi. Ka need riimid on mind nagu kummitanud suvalistes olukordades. Ja ma olen siin muna keetnud küll, aga ma mäletan, kunagi sai küll söödud pastaka värvi keedumuna. Kooliaegses, jah. Aasta vana uus üllataja siis. Uus õhuorden oli. Uus. Aasta lähen, selle me juba andsime, aasta lähen ja tulen. Aasta lähen ja tulen, on siis Saiko. Jah, Saiko. Nii, telenägu. Jaa. Anna sinna konteksti, ma otsin järgmise selle välja. Telenägu on siis Kivirähu ja selle juure eri auhind ja see läheb Skisole, kes on telekas olnud. Sa vaatasid seda? Ma vaatasin. Aga sa vaatasid telekast? Ma vaatasin järgi see, kui ta siin... Kurat, ma pean ka järgi vaatama. Fuck, ma olen ära unustanud. Mäleta mitte midagi sellest nagu. Aga ma mäletan, ma nägin mingit riili või story't oli, nad olid seal R2 oli seal taga taustal. Rahva oma kaitse sünnipäev oli. Ja siis... 30 äkki või ei 40 ikka. 30 jah. Ja siis nad tegid seal seda sünnipäeva laulu, Pena ja väike PD olid seal, tegid seda sünnipäeva laulu ja. No nemad saavad ka kaas need õhuordenid. Jah. Aga kuna Skitsin Pärnu poiss vaata. Meil oli nädal skitsoga. Meil oli nädal skisoga oli meil siuke, et me tegime, ta käis sama nädal seal, siis ta käis meil siin Töökoda FM saates ja siis tuli meil Tallinnasse veel laivile ka meil, kaasa. Jah.
et ja kui keegi veel nüüd on olnud meie poistest siin või ütleme siin kohalikest kraadedest on teles olnud, siis tema saab ka. Jah, pole lihtsalt näinud. Jah, meil lihtsalt praegu on vahele jäänud. Aga meil on veel seal vist mõned auhinnad. Nii aasta telenägu jah, sai antud. Väga hea, meil on nüüd fännid ja sa tahtsid, et me topi või ütlesin ideena, et me võiksime top 5 aasta fänni, jah. Ja ma saan ainult SoundCloudi siis kuulajaid, ma näen. Väga hästi. Võib-olla ma võin vaadata, äkki YouTube näitab ka niimoodi isikuliselt, aga nagu Spotify ei näita. Jääme SoundCloud, see aasta tuli valemisse SoundCloudi edetabel. No 5 on Heki Expert OÜ. Jaa. Heki Expert. Ettevõtte kontoga, vaata. Kaunis. Väga kaunis. Ja siis on Seal Boys. Jaa. Veiko. Jaa. Teine on Skeks ja esimene on 963. No võt. Aitäh. Normaalne teema. No on ikka päris palju kuulanud. Meeldib. Meile see meeldib. Aitäh. Kõige kuulatum lugu albumi pealt on... Me praegu rääkisime saatest tegelikult. Saatest, okei. Ja. On Poetripperi lugu. Mis ületas hiljaaegu 6000 piiri. Ja, minule meeldis alati laividel öelda, et see on meie hitlugu. Et see on meie hitlugu ja siis ma alati mainin ka ära, et sellel on juba 5000 kuulamist. Nüüd juba 6000. Et see ei ole tegelikult nagu palju numbrit, aga selle asja iroonia ja enesega rahulolu on see, mida ma selle jutuga tahaliselt nagu väljendada üritan ja natuke siukest poolnaltsi teha. Nalts peab käima kaasas. Et võib-olla Jopskale mõtlen mingi auhinna välja, et Jopskaga, kuna on ikkagi aasta lõpp ja selline meel on vähe hellemanja, et siis Jopskaga koos luua ja asju tehes, et selline enesele kiidu jagamine koos ja temalt see, et see nii tuleb, niimoodi saab nagu teha, et see on väga positiivne nähtus. Ütleme, et ma siis mõtlen nagu näitena, parimad näited on alati need, kui teed laivi ära ja sõidad nagu kodu poole. Ja siis saab nagu kõvatada oma ette, mitte selle laivist, isegi kui läks, ütleme, sitt tunne jäi sisse, siis nagu Jopska räägib sellega, aga miks see oli hea? Nagu, ja ütleme, vaimse tervise koha pealt ikka, see on nii vajalik nagu. Ja olgu siis näiteks kas või albumi väljaandmine ja siis siuke heietamine oma keskis selle üle, mis sealt sai, et see on sitaks positiivne ja see nagu... ma räägin, see on vaimsele tervisele ülivajalik ja see on pro skill või see on hea skill ja siis ei pea nagu, saad need siseringis need asjad ära teha, ei pea seda kuskil, ma ei tea, väliselt otsima ebameeldivalt võib-olla nõudma seda või nagu sellist, et see on nagu sinu puhul üks sitaks hea omadus minu arust. See kõik on selleks, see kõik on nagu selleks, et vaata, kui sa nagu üksinda asju ajad, siis sa pead ainult endaga nii-öelda rääkima. Aga kui sa juba duos või trios või ühesõnaga järjest keerulisemaks läheb, mida rohkem sa liikmeid on. Et see, kui sa nagu läbi kõik nämmutad, see lõpuks sul polegi enam vaja midagi küsida, sa juba nagu tead juba, mis mindset on nagu mingi asja ajamisel või et sa ei pea nagu hakka muuralitest tulema, et miks siukse ideega tuled või ühesõnaga kohe saab luua kontekstid, seosed kohe plaks, ja see teeb nagu selle asja õlitatud ketiga või õlitatud nende on ikka parem sõita, kurat, kui mitte õlitatud. Ja see on see õli nagu, Jopskaga on seda, et see ei lähe nagu veidraks kah, et need on sitaks vajalikud vestlused ja asjad. Et need peale laivi on siuksed võib-olla kõige paremad näiteid, aga neid võivad ka olla peale lugu
mingi loo väljaandmine, see asi peab olema nagu avalik, vaata siis just on ju, et juba on väljas olnud või niimoodi ja õigustame selle omakeskis kuidagi ära nagu. Ma annan kohe sulle nüüd vastuauhinna ka ära nagu. Vastu hambaid sulle. Vähe aasta juhataja, aasta töörüga ja aasta rassi ja selles aasta tootja nagu, et kõik need on üheskoos nagu, et ma räägin igalt pool, kus me oma asjadega osaleme, me oleme teinud maksimumi ja natuke ka veel rohkem, et meil on saatepead on tehtud asjadele, meil on timmitud, masterdatud, kõik on. Grimm on meil tehtud. Tänu sellele meil on sotsmeedia on tehtud, ühesõnaga mina saan ainult oma mingid lolle lahedaid uitideid ja siis nagu minu töö on tehtud põhimõtteliselt. Ja siis me toimetame neid võib-olla nagu, et kui Jopska tuleb nagu crazy ideaga välja, siis mina olen siuke toimetaja rollis rohkem, et. Ei, selles mõttes ka, et siin selle kinnisidee loo puhul ka respekt, et Mäkki paneb siin arvutiga teeb kõik. Oma see siin kindlasti kui ära, et jääb nagu mulje nagu, et mina siin mingi idee ei, see on ikka kurat 50-50, et vanal on ideid nii, et maa must viskata. Ideid tuleb siis lihtsalt, kui tegutsed, et ideede puuduse hirm on see, kui sa ei tee nagu midagi, siis need ei ole ka. Kui sa teedki ühe loo, juba saad aru, et kurat sellest sõnast ma saaks juba järgmise loo teha, suva näitada, ja niimoodi see ideede nagu peale laadung tuleb, vahepeal võib-olla on väikene põud, lähed kuulad teiste muusikat, saad sealt ideed või on ja neid, minu arust need ideid tuleb siis, kui teed lihtsalt, et neid tuleb kuidagi arhiveerida, et kus on neid võtta, olgu siis mõnel on nii hea aju, et jätad meelde, minul see ei toimi, kirja panna, et see toimib minu jaoks. Aga aju võib ka, mingid tüübid on, kes jätavad meelde. Keeruline on ikkagi minu puhul ka see, et telet teeb ära see vahepeal lihtsalt. Ja kui tulebki mingi särav idee, selle peab kohe kirja panema, et ongi võtta hiljem neid ja kui ei kirjuta üles, siis paratamatult see tänapäeva infolaviinis kaob ära nagu. Ja. Tõmbad mingi 10 riilsi läbi ja juba on kustutatud. Nii ta on ja see on ikka korralik protsess, mis käib ikka selle scrolliga. Nii ta on, et aga siin on üks asi põud, et artistid see ei ole hirmutav asi, sõna põud, vaata. Aga see on meie enda määratletud, vaata, ise määrame endale selle nagu, et kui me seda määratleksime, kui nagu praegu lihtsalt on rahulikumat aega. Siuke nagu hetkel on siuke kosumise protsess nagu ideede ja mõtete siuke see proov käib seal nagu. Tõesti, mul ongi võib-olla probleem selles, et kui on rahulikum periood, siis ma hakkan nagu see ei teegi midagi või? Ma hakkan nagu, et kuule, sa pead tegutsema ja see on ka sellise tänapäeva ühiskonna siuke nähtus, vaata. Miks sa ei tee midagi? Siis ma hakkan nagu ennast nagu piitsutama, vaata, et nagu midagi oleks ikka teha vaja. Ma panin seda tähele, et mul polnud vahepeal siin telefoni mingi 2 nädalat, siis oli see nagu kõige parem loomisaeg. Ma peale tööd loon on ju, et põhitööd käin kuskil mujal tegema, siis on kodune elu ka ja toimetused värgid-särgid, et see aeg selleks loomingu loomiseks oli palju tõhusam, kui seda fooni lähedal ei olnud. Et julm, kuidas see on tänapäeval nagu nii rets asi. Minu arust see on nagu viimase paari aastaga nagu eriti hardcore'iks läinud, et ta on mingi uue leveli saavutanud, see telefoni teema. Algoritm on nii hea, mis on sisse kirjutatud sinna, et sa teadvus püsiks seal paigas. Ja ta on kuidagi, et sa lähed, nagu Jopska ennem ütles, sa lähed kellelegi SMS-i saatma, aga sa ei tee seda ära lihtsalt nagu, ja see on nii võtsis. Ma olen läinud kella vaatama. Ja järgmine hetk on mul nagu, palju kell on siis nagu, ja hilja.
et miks sul käekell on käe peal, mul on sõltuvuse pärast, et mul oleks segajaid vähem. Põhimõtteliselt jah. Ma liigun edasi. Liigume edasi. Juba me siin üksteisele andsime, aitäh Jops ka. No ühesõnaga, kõik teavad juba, kõik kuulevad, näevad, mis sa, ma olen väga rahul juhatusega, et läheb siis kolmandale meile ka, et kui juba meie saime, siis anname talle ka aasta, aga mis edasi saab? Ja. Sa oled tubli, tulid, tegid laive, andsid ühe loo välja. Videoga. Nüüd on see, et nagu, nüüd vaatame, mis edasi saab. Aga mis edasi saab? Mis edasi saab? Edasi saab see, et sa ei pea praegu paika panema. Me lihtsalt nagu vaatame. Me vaatame, aga kui sul on praegu juba midagi nagu selle katteks lisada, siis tulista vaan. Sellega on see lugu, et ma olen tähele pannud loomingu puhul ka seda, et siis kui hakkad rääkima neid välja kõva häälega teistele, siis need võtavad hoopis kohe mingi teise raja ette nagu. Et ma olen tähele pannud seda, et nagu annad mingi energia välja, see inimene võtab selle energia vastu ja siis see läheb nagu uude loomisse. Annad nagu veel suuremasse info välja seda nii-öelda, kes hakkab looma seda. Ja siis need võib-olla tasuks teinekord sihukeste lubaduste või nii-öelda tulevikuplaanidega natukene kidakeelsem olla. Kavialisi hoida, nagu Jops ka ütleb. Kavialised takistada. Hold the horses, takista oma kavialised. Et vaata, siin on nagu selles suhtes, mida rohkem sa välja räägid, artisti vaatevinklist, oma suurepärastest tööveritest, mis sa tegema hakkad, siis sellel hetkel sa selle sama infoga, mis sa välja annad, võtad tohutult suure koguse ühiskonna survet kohe vastu. Sest et sa midagi nagu rääkinud, automaatselt oled sidunud ennast ühiskonna survega. Nojah, ja kas sa oled teemant, et pead vastu sellele pressure'ile või siis... Või on sul pohhu? Sellega on üks psühholoogia mingisuguse teooria ka, et kui sa nagu välja räägid, siis aju on loll asi, vaata, nagu mõne asja koha pealt, siis sa räägid välja, siis keegi ütleb sulle, kõva asi, vaata, ja aju saab preemia selle eest juba ära, ta saab selle preemia kätte ja ta nagu oleks nagu done, vaata. Pärast on töö. Et siis on, et tema jaoks on preemia käes, mis ma nüüd ei pea nagu tegema ära seda, vaata. Mingisugune sihukest juttu ma olen kuskil kuulnud. Palga kätte saabin ennem tööd. Jah. Täpselt. Mis ei ole väga lahe asi nagu. Et siis lähed laiaks lööma seda kohe. See on siuke SMS-laen, vaata. Pandora ja mis need on. Aga kui siin rääkida enne, vaata, mis see negatiivne asi on, siis ma võin rääkida siukse asja, mis tundus esmaspilgul negatiivne, aga suhteliselt kiiresti muutus see positiivseks, sellepärast, et mul oli seal see õppimise moment. Nii, see oli niimoodi, et saatsin ühe loo. Siuke lugu on mul nagu mürk on ja mingi demo tehtud. Ja saatsin sellele ühele tuntumale videokunstnikule, kes siin on olnud Eesti hip-hopi maastikul on ja saates ka läbi käinud ja ma nimest ei nimetan. Las ole salapära mitte. See oli suht ilmselge, aga... Ja. Isegi mina närisin selle läbi. Nii. Ja siis saatsin talle siis tema ütles, see ei ole see, mida nagu tema teha tahab, on ju. Selle antud loo puhul, on ju. Fair. Ja siis pani nii-öelda... mulle näilikult tundus, et puid alla, aga see oli konstruktiivne kriitika on ja kõik oli nagu normaalne ja ma sain aru, et mingit solvumist või sellist asja seal nagu koheselt ei olnud sest ma sain nagu aru sellest. Nii, ja siis vana pärast ütles ka, et nagu lugusid tulebki saata neile, kes ei ole nagu need, kes ütlevad sulle alati kogu aeg hästi. Et siis see nagu suunab sind sinna mugavustsooni juba ette ära. Et see nii-öelda see puu alla panek on tegelikult ju võib tunduda, et see on negatiivne, aga tegelikult see on ikkagi areng ju lõppkokkuvõttes, kui seda ei tule kogu aeg nii palju peale. Kas ära ka põhjendati või? Põhjendati jah. Põhjendati, ette põhjendatud oli see kõik. Olid nõus nende põhjendustega? No eks igal ühel ole ikkagi oma arvamus, aga kohati jäin, kohati mitte. Vaata, siin on maitse on ka mingi asi, vaata, et võib-olla inimesel ei ole selline maitse või ja nagu polnud vastav seisund nägemus. Ka tolleks hetkeks, mille jaoks ma selle loo tegin. Väga libe tee on see, ma ütlen, omast käest, kuidas ma räägin nüüd Deep House'i
maailmas, kuidas kohe alguses hakati nagu, et ei, sa pead ikka nagu seda, see on õige nagu teema või nagu hakati kohe nagu keegi hakkas sekkuma ja suunama nagu omast arust selle õige stiili poole, aga minu jaoks oli õige stiil ju see, mis minul oli nagu, et noh, et seal nagu tulebki seda konstruktiivsust nüüd vaadata, on ju, et ja hinnata. Jah, et kui ta hakkab ikkagi juba mu nagu selle artisti asjade osas juba nagu valesti läheb, vales suunas, mis ei lähe kokku minu loomegeeniga nii-öelda. Aga mis sul sai siis sellest ma ajasin oma rida tuimalt edasi ja ajan selle siiamaani. Aga sul oli vahepeal ikka päris hästi läks ju sellega kuulamiste poolest. Läheb kogu aeg. Mul on nagu seal läheb kogu aeg, aga oma punt on ja siis nemad kuulavad ja ega vaata, et nad suunasid võib-olla nagu õigesti või nagu hästi soovides, head soovides, et sinna võib-olla tõesti oleks klubis Hollywood võib-olla mängib. Või Gollywood. Jah, aga praegu on Gollywoodis mängitakse minu Gollywood. Et sellega ongi see asi, et siis peab nagu ka seda vaatama, kes nagu kriitikat annab, et kui ma ikkagi tean, et seal on nagu kümneid tuhandeid ja sadu tuhandeid tunde nagu kuulamist, kaevamist ja kuradi siblimist seal teemas. Mul ei teki küsimusi, aga kui seda tuleb nagu küsida õigest kohast juba vaata ja tollel juhul nagu päriselt nagu küsida. Sest vahest, kui keegi mulle mingi loo saadab ja ei ütle midagi, siis ega ma ei ütle ka midagi. Ma kuulan lihtsalt. Võib-olla mina ei ole see inimene, kelle nagu feedbackida soovib. Et ma lihtsalt nagu kuula seda. Ja näiteks, jah, et mul ka saadetakse, aga mul ei ole mõtet mingit trilli või mingit travvi ei ole mõtet mulle nagu saata, sest et 90% julgen öelda. Ma pole võib-olla õiget kraami kuulnud, aga ma olemasoleva pinnalt võin öelda, et ei ole minu tšai nagu, et sinu tassike teed. Ei ole minu see jah, et see ei tähenda, et ma ei austa ega las nokitsevad, kurat, andku minna. Et sellega on nagu jah, alati see asi, selle kriitikaga. Ja see on igas valdkonnas, vahet pole nagu. Sa ei tea agendat, sa ei tea agendat, sa ei tea tegelikku agendat, sa ei tea milleks, miks, mida öeldi nagu, tegelikult. But who, why? Võtan edasi ja meil ei jäänud midagi pooleli, on ju? Ei jäänud, jah. Sain oma sinu monoloogiga enda monoloogi kaudu lõpetatud. Jätk. See oli nagu monokulm. See jätkus. Monokulm. See oli 2 tükki said üheks. Nii, Sapka aasta tervise edendaja. Ja, ma paneks, selle eest läheb õhuvaip seinale täpsemalt. Ma isegi annaks õhuhaigla, kuna ta oli nii tark, et ta läkski, kus aju tervemaks saab, vaata. Siia jäädes on vastupidine suund, vaata. Ta võtab oma missiooni siiamaani nii tõsiselt, et ta pidi loobuma millestki, mida ta oli, ta loobus. Ta ei pidanud loobuma. Ta tegi valikut. Jah, ta valiku tegi, et läheb missiooni tegema sinna. Ma usun, tal on juba praegu uus tatoveering, kiirabi on käe peal tatoveeritud, ma arvan. Ja ta pidi tuleval aastal tulema siis andma aru, et mis seis on, kuidas haiglas läheb. Ma loodan, et ta tuleb Kevinina tuleb ta. Üksinda kodus. See oleks suur. Ja siis ta oleks üksinda kodus, jah, tõesti. Oleks küll, jah. See oli sul tõesti väga hea asi praegu. Ja siis teie olete Steve ja Marv ootate teda sinna. Jaa. Nii, oota, ma teen kiiresti. Aasta fänn. Mees Lõuna-Eesti metsade vahelt traktoriga. Et proovin lühidalt või? Tee lühidalt. Tartu turniiri aeg tuli meil Truue, seal oli rohkem neid Truued fänn,
aga üks vana oli kuskilt eriti metsast, meie vanune või noh, siuke 30 lõpp, siuke 35-40 ja 10 aastat polnud ta ühelgi peol kuskil käinud, kuskil omaette metsas seal kuulab meie saateid ja sinna ta kohale läbi metsade tuli üle 100 aasta linna, tuli ekstra meid kuulama. Monument läheb ka. Et see on... Porta Coop helistab mul. Võidad selle auto äkki, võta vastu. Pane äkki on otse eetris. See ei ole minu business praegu. Ma mõtlen, siin aastavahetusel saad võidad auto, Coop annab sulle. Ma ei taha. Sorry, ma peaks ja mainima midagi. Sa olid jutu kuskil. Ma lõpetasin vist. Okei, aasta fänn igatahes. Monument. Takoine. Vana tuli põhimõtteliselt sõjaveteran. Aasta vihkaja oli tüdruk keskmise sõrmega hip-hop festivali. See Fantastika rääkis ka seal. Et see on meil saates läbi käinud ja see on mul hingel. See tüdruk aasta vihkaja. Aitäh talle. Aitäh selle kelmika žesti eest. Heliperverdi auhind. Ei kellelegi muule kui DJ Avrak Kuudumaada. Juhtmed, tema teema. Ma võin saladuskattul öelda, Avra võib mu peale praegu ka pahan olla. Väik põhjus, et ta eile läks ref katki ja ta minu käest abi ei saanud. Ja täna ma helistasin talle, et ta ei võtnud, ta võib olla täiesti pahane, nii et Avra, mul on väga kahju. Fuck. Ta mulle ei helistanud. No... Pole nii usaldusväärne inimene. Järelikult ta sai, ma loodan, et ta sai oma asjad korda. Aasta pingutaja, aga Avrale kindlalt. Avrale, kurat, viskab küll vaiba peale. Aasta pingutaja, protest läheb meie meeskonna poolt, läheb protestile. Jah, räpi toas... Ta on nagu... Ta pingutas, ta pani ikka... Ta on nagu Raksilt üle võtnud, teeb paremini. Marketing on parem. Kvaliteet on parem. Ainult, mis tal puudu jäi, kannatus. Kannatussi oli tal natuke vähe ja plahvatus tuli... natuke pole liiga kiirelt või ka pettumus või kuidas, mis iganes tal peale tuli. Viimase ajal ma pole enam näinud, et kas ta nüüd viskaski siis püssid põõsasse. Vot ei tea. No mingi otsiga oma püssi põõsast üles, õlitagu ära ja hakaku sihtima. Aga meie töökas meeskond märkas tema ponnistusi ja tuleb auhind ära protestile räpitoas toimetuste eest. Räpitoa elustaja ka selline, et kui seal vahepeal on selline, keegi jagab mingit Läänemaa lugu ja siis tuleb protest. Ja kohe elu hakkab. Ja kohe elu hakkab. Ei teaks, Raks on kuskil, ta läks väljamaale ära, võib-olla mingi väljamaistes räpitubades. Rap room! Võib-olla lihtsalt läkski teadlikult more underground. Et isegi enam, et esitleb laive teeb ainult. Nii, aasta vaaritaja. Aasta vaaritaja on meie siin Silja, kes siin kompotte ja mis ta siin kõike siin... Kompott. Jah. Siin vaaritab, et ootan Sahvri sinna... riiuli peale järgmisi kompotte ja moose. Sahver on mingi teine leibel. Nende leibel ongi Sahver ju. Meie ei hoia vägisi küll kinni kedagi, vaata. Ta võib Sahvri alt ka, kui ta tahab. Kompott sobiks ilusti Sahvri alt välja anda. See on juba välja antud. Minu lemmiklugu siin Silja esituses, see oli vist kompoti peal ka. Oli see Kuu. On. Ja su DMB remix, mis sa tegid, see oli ka. See on lihtsalt remix ja see seal peal ei ole. Ja see on lege kraam. Lives on seda tehtud. Lives on tehtud. Kes Livet on käinud nautlemas, need on saanud. Ja nii, üks on veel. Tegelikult on 2 veel. Aasta tagasisidestaja ja ma paneks siia juurde aga aasta Espanja. Aasta Chicano. Läheb siis Majaka Mandelale. Kes on väga aktiivno, on Pablo. Pablota. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
väike statistika, ta tagasisidestab. Ta eelmise saate kohta ju täitsa ju tegi statistikat, sina ütlesid 74% sõnu, mina ütlesin ülejäänud. Need näkased ülejäänud. 26 siis, 25 koma midagi. Ta puha kõik luges üle kõik ükshaaval ja pani sinna info kirja ja ta seda emotsiooni tagasisidestab kõige paremini. Kombo tagasisidestus. Ja tema ja suur monument nüüd ka ja tema oli see esisütitaja, ma ei taha praegu ütelda, kes meil nagu selle videopildi nagu tegelikult tekitas. Tema oli juba 2023 vist äkki, kui meil oli see aastavahetussi mingi miks, siis ta seal juba midagi kommenteeris, et lõpuks video ja siis tagasisidestas. Ja tagasisidestas. Ja siis ta vahepeal ikka veel, et kuule, et ei tule siis videot ja siis ükskord ma lihtsalt enam ei saanud seda mõtet nagu peast välja, et davai, et mis siin on, paneme siis sita videosse. Ja tuligi video. Ja tuli video, et tema oli selle sütitaja. Aasta sütitaja, aasta tagasisidestaja. Ja aasta Espanyola. Ja aasta auto, Golf, see oli meil laividel, tegi määletuse ja Golf 2-1 võitis. Et siin rahvas on rääkinud, Vox Populi. No kus te olite Opeli rahvas? Kumma teid vajasin? No nii ta läks. Nii läks. Ja see veel oli Pärnus oli, kes Pärnus võitis? Opel ülekaalukalt. Viljandis Opel. Golf, vabandust. Golf täitsa ülekaalukalt. Ja Tartus oli see, et Opeli peale ei teinud keegi häält ja Golfi peale vist 1 või 2. Ehk siis seal sõidavad linnaliiniga järelikult või siis veoautodega. Seal oli väga huvitav see. Tartu rahvas sõidab veoautoga järelikult. Aga meil on natukene sellist teemat veel. Oota, sa tahad omalt poolt ka mingid auhindasid anda? On meil ju aega? On. On sul mingid auhinda jagada või? Endale võid ka anda, kui tahad. Endale võib ka anda või? Muidugi. No siin aasta auhinnad, ütleme niimoodi siis, et sporti peaks toetama aasta sportlane või? Kes oleks aasta sportlane, mis te arvate? Erki Nool. Ja rahvas ütleb Erki Nool teist korda. Ei mis meil on väga spordis, siin saaks anda täitsa kuradi... Okei, võtame siis niimoodi, et kes... Väga hea tulemused Eesti sportlastel praegu siin ujujad, vehklejad, kurat, järjest Euroopa meistrid siin kurat ujumistes ja nii edasi nagu. Kurat, mul pole ühtegi head vastust. Aga jah. Ega tegelikult ma ka ei tea siin spordist väga midagi. Need jagati juba välja tegelikult. Need juba olid paar päeva tagasi. Ja see ujuja sai see naine ja siis ja Erm vist jah. Olid need põhivanad ja põhiprouad. Kuule, aga anname ikkagi vist, kuna siin Andke midagi, ma lähen käin vetsus ära. Ka mul oli täpselt sama, et jätame Rutsi saadet juhtima, vaata. Ei, käi ära, käi. Et ma omalt poolt siin annaksin ka Pärnu Graffi sukse selle põhiedendaja, et iga krüptik, et õhuvärvid, värvipurgid on auhinnaks sulle. Et jah, siin ei liigud ringi tänava peal mingid uued graffitid ilmuvad Pärnu vahele, mõned ei ilmu. Et selle graffi teemast võiks ka tegelikult rääkida, see on päris äge teema, et mis sina arvad sellest, et kas igale poole on eetiline kirjutada, et või mitte tagida, pilti joonistada. Näiteks, et mingite vanade rajatiste peale, mis on nagu värsked veel, et värskeks tehtud. Et kas sinna peale oleks eetiline tõmmata oma tagi? Vaata, siin on see eetika, selle kõige selle loome juures ongi see eetika, ongi alati see põhikitsas koht. Piiratud ala, me peame nagu 2 aspekti, mis on kunst, on ju,
põrkame kohe. Okei, võtame alguses siuke algaja täägi. Aga kuskilt peab ju alustama. Kuskilt peab alustama, jah. Ja kui sa oled selle põhimõttega, kunst peab olema vaba, siis on väga raske neid täägivanasid, ka alustavaid täägivanasid tegelikult nagu hukka mõista. Sellepärast, et täägitamine vabas linna džunglis on ju sama nagu beatbox ja breakdance ja kõik see sama, mis on tänavalt tekkinud. Seda küll. Aga mina kui nüüd vanem kodanik juba nagu, kui ma võtan ennast kodanikuna ja kui see minu maja oleks näiteks, no siis ma võib-olla seda kunsti nii väga ei toetaks, jah. Et võtaksid vastutusele, kas laseksid üle teha parema visandi sinna peale või siis... Ma ikkagi saadaks politsei asja menetlema ja täiesti kõik rahad tuleb korvata ja või läheb kahju korvata, üle värvida, kõik no. Aga kui oleks nagu sinu kortermaja, et ei ole sinu maja, aga sul on korter lihtsalt. No siis on korteriühistu teeb seda. Aga kui on dope teema ikkagi läbimõeldud värk, kavand ja asjad, no siis tere tulemast. See on kõva teema. No vot, siit me nüüd ju ma tahaks hoopis küsida, et kas sellised kavandid või nagu sellised nagu, mis kannab nime ainult nime poolest Graff, aga ta on tegelikult maalri nagu tehtud. Maalri töö ehk siis nagu maja on lõuend, noh. Et kas see on Graff või et mis ta on nagu? Siis on see tänavakunst või siis, või kui on tellitud mingi ehituse käigus, vaata, nagu silla peale, uue silla peale. Näiteks, kas see on Graff või on see linna ruumis olev mingisugune pigem see teine ikka. Üks siuke pool viga või nagu, see ei ole ka pool viga, nagu see pole võib-olla nii detailidesse laskutud, aga selle tänavakunsti pool, et see, mis sinna uue silla peale on tehtud, et üks pisidetail oleks võinud olla muutmata. Et kas te teadsite seda, et Pärnu see vatarist, mis seal on selle vapi või mis iganes asja peal on ja, et see peaks olema tegelikult üldse must. Olete te sellega kursis, miks või? Ei. Et kunagi oli mingisugune kirik seal üle jõel, et see põles maha ja sinna jäi mingi söestunud rist järgi ja sinna nagu tuldi Pärnusse mingid, ma ei tea, neid rännakuid, palverännakuid ja tuldi nagu mujalt vaatama seda. Okay. Mingi siuke teema oli kunagi, on kuskil kõrvu jäänud on ja ma fakte pole kontrollinud. Ära kontrolliga. Ma üritasin tänases saates Pärnu silda vältida, aga kuna Rutsik tuli teisele siis, nüüd ma panen täiega raisk. Minu arust võiks Pärnu linna see lipu peal uus see kuradi sild võiks olla. Uus sild või? Jah. Minul on ka siis silla kohta. Nüüd on minu kord või? Sa lähed ka, jah? Jah, võid. Minul on ka siis silla kohta kobiseda. Kes iganes seda määrab neid värve, seal on tuled, vaata, sillal on need tuled. Vahepeal on jumala äge, siuke nagu kameelion oleks, eemalt tuled näiteks mingi. Vahepeal on äge, ma olen nõus, vahepeal on äge, aga üks päev ma jäin, vaatame, kui oli see, et nagu kõik värvid olid, ehk siis siuke vikerkaare värvid on ja lihtsalt jättis sellise segaduse mulje. Et siukest touchi ei olnud üldse, maitset. Siuke tunne oli mul korra, et nagu keegi oli lihtsalt, et nagu paneme leedid, paneme kõik erinevad värvid, vaata, et pange pigem ühte värvi nagu või kahte, et oleks nagu oleks keegi nagu sättinud selle. Siis oli lihtsalt paneme kõik võimalikud valgused ja siis on selline pudru, vaata. Aga vahepeal ta ikka muutub seal ka, et vahepeal on sinine, näiteks lihtsalt sinine, jumala okei. Et jah. Ta vahepeal läks seal nagu lappama lihtsalt. Sul on mingit silla kogemust, sealt peakat ei ole hüpanud või midagi? Kusjuures mõttes käib iga kord läbi, kui ma sealt vana silla pealt... Kõrgelt hüppamine on sinu jaoks mingi kõva teema? No kui ma tean, et põhja on nagu, et mingi kohalik hüppab seal ees, siis ma hüppan sinna samma kohta järgi okay. Nagu. Et see on nagu suht äge. No okei, mingi, ma ei tea, ma arvan juba seal 9-10 meetri pealt mul hakkab selles suhtes tunne, et ma ei tee seda. Aga kui ütleme süüke veel 7. Sa oled mõnes ekstreemses kohas hüppanud ka või? Peruus hüppasin nagu kosest alla.
sest Koski, vaata, see on ju, ma ei tea, kui ammu aega tagasi juba seda voolama hakanud on ja see vesi süvendab sinna ju sügavosa ja siis hüppad sealt alla, et see on nagu taup, aga see oli jah siuke mingisugune natuke üle meetri korda meetri. Seal ei olnud 2 korda 2 päris, aga siukse hüppasin ja mingi 3-4 pealt sinna auku nii-öelda. Kuule, teeme meie tänase saate viimase osa ka. Meil on mõned ikkagi kuulajate küsimused ka täna. Meil on ikkagi mõned kuulajad ka. Ja Instagrami, või ma ei tea, kas nad on kuulajad, aga küsimuste esitajad Instagramis siis. Et meil oleks ikkagi lust ja oleks ikka sees aasta lõpu puhul ja vana aasta lõppu. Ja vana aasta lõppu, jah. Ei ole veel isegi öelnud vist. See on saate lõpu teema rohkem. Nojah, sorry, et ruttasin, aga teeme mõned küsimused. Ja Elms siin kohe platsis ka. Võta 2025 kokku 4 reaga, mis riimuvad. Tavai, see oli tegelikult suhteliselt äge, et ma hakkasin ületama seda mäge, kuni minna sinna poole nüüd juba lähen, sest on see, ma avastasin tähe. Mida see iganes tähendama pidi, aga see oli lihtsalt... No saab läbi järgmine aasta. On olnud head, on olnud saasta. Proovin rohkem teha lugu ja seda suurte inimeste asja ehk sugu. Igaks juhuks. Mul on ka, vaata. Väga hea, algus on väga hea. Oota, kuidas see, mul on mu esimesed read on lühiks, aga mulle meeldib hip-hop, see on täitsa tip-top. Muidu kodus olen niisama, seal käib olme, see, et albumi valmis saime, see on täitsa ulme. Jaa. See on läge. Jaa, selle peale tõstan imestades kulme ja vajun talveõnne. Ja seal koopes hakkan kasutama sulge. Tulge. Nii, saime vist tehtud, jah? 4 rida, ta andis ikka raske ülesande, oleks öelnud 2 on ja. Või 1. Või 16. Tee nüüd 16. See oleks läinud lappama. 365 rida, vaata. Aasta lugu ja album. Aasta lugu ja album. No ma panen puusalt, ma ei hakka nagu järgi mõtlema selle peale. Ma ütleks, et see aasta lugu... Ma võin öelda albumi, ma ei tea, kas mul lugu on isegi, aga album on Freddie Gibbs ja Alchemist Alfredo 2 by far. Oota, ütle uuesti sa. Alfredo 2, Freddie Gibbs, Alchemist. Okei. Amazing album. Veel on tegelikult häid albumid. Konkreetselt lugu on, sellega on keerulisem, ei tule kohe. Ma jään vastuse võlgu. Mul on ka see melomaania pole olnud see nagu, et niimoodi tõmbab. Aga olme album ikkagi ja. Olge albumi. Oska albumit. Kuule, aga see Nashi ja see uus album, ma tahaks seda öelda. Sa võid öelda Nashi ja Ditchi Premier. Jah. Light Years. Jah. Tavai. Kui me nii palju nagu nendest suurtest staaridest räägime. See on väga hea album. Selle albumiga on, selle peaks mingi ette võtma, sellest on rääkida. Ma arvan, et me jätan selle järgmises. Teeme väiksed räppi jutud mingi saade. Et sellest albumist on tegelikult rääkida. Ma tahaks ka sellest rääkida. Teeme kindlalt selle. Kas saab olla liiga palju tõsist räppi? Kas peaks olema rõõmsamat? No jah, see on see subjektiivne küsimus, et kes tahab mida kuulata, et leiab nii mõndagi. Et ma arvan, et see mingi tasakaal on seal mingile poole kallutatud. Oleneb, kes mida kuulab. Aga jah, siin tuleb jälle ka see mängu, et mis on positiivne ja mis on negatiivne. Jah, et see on erinev. Mõni asi on nagu esitatud negatiivselt või see esitusviis või see nagu on siukene
kurat, mu mõte on siit läbi mõtlemata. Minule tundub, et see hea küsija on siuke krutskiga poiss või tüdruk, sest et sellele küsimusele on võimatu vastata. On ja ma hakkasin, aga siis mul läks kõik perse. Et see on hea suhteliselt subjektiivne, ma eeldan. See on ikka täielikult subjektiivne, et esiteks, mis on tõsine teema, täiesti subjektiivne ja mis on positiivne, täiesti subjektiivne või lõbusam või kuidas seal see teine. Et satanistid on lõbust, siis saab kitsi veristada on ja lastel on jäätise söömine, vaata, et nagu, et on jälle hästi positiivne asi, aga räppmuusika kipub rohkem olema seal minoorsetes helistikes. Äkki keegi saab statistika teha. See on kindlalt on rohkem minoorseid helistikke ja kurvad helistikud, kurvad teemad on kuidagi tõsisemad, nagu nii. Ja selliseid rõõmsaid majoorses helistikes asju on pigem nagu vähem. Ja see juba paneb selle fooni veits paika kah või? Et tõsiseid teemasid ongi rohkem räpis. No kõik teemad on tõsised, vaata. Ei, pigem on ja. Väga filosoofiline küsimus, hea küsimus on see. Et jah, on minu vastus. Et peaks rohkem rõõmsamat olema? Ei, ma lihtsalt vastasin jah. Okei. See ei andnudki mingit vastust. Ei ole poliitikud. Sa tahad vastata või? No see on jah siuke, pigem ta kaldub ikkagi sinna negatiivsema poole. Et see räpp ongi siuke underground ja nii-öelda sealt undergroundist välja tulek ei pruugi olla alati kõige roosilisem ja kui on roosilisem, siis on ka proosit värk, vaata. No esmalt üks siuke põhiräpi teema ikkagi on ju Fuck the System, on ja? Ei on. Ja kurat, seda niisama niimoodi rõõmsates toonides alati ära ei kanna, on ja? Eks saab teha ka nagu sellise iroonilise, koomilise vormis, aga enamjalt ikkagi fight the power ja see vajavad nagu tõsist attitude'i ja tõsisemat tausta ja tõsisemat lürksi. No see on, vaata siin, et tõsised teemad või mitte tõsised teemad, et on ju tõsised teemad, ütleme siis keskmisele inimesele, surm ja suhted ja haigused ja poliitika ja mingi siuke on ju, aga poliitikast meil ju ei räpita nagu see keegi ka tulevase saate teema. Ja, mille kohta meil ka saade. Ja mingi pool aastat oleme seda teemat pidanud rääkima saates. Ja et poliitilist räppi ja. Poliitilisest räpist, kas seda on vähe palju piisavalt? Seal Tartu laivil oli üks tudeng, kes õppis politoloogiat. Ja siis tema tuli sinna ja siis küsis, et kas te teete poliitilist räppi ka või? Tegelikult. Jaa. Väga teemasse, vaata. Aga me võtame mingi kord pikemalt ette selle teema, sest see on ikkagi lahkamisteema. Uue aasta lubadused on, et meil kõik siin suure suuga. Teeme ära. Ta on meil selle whiteboardi tafli peal on kirjas, et teha. Õhutähtedega anda seal. Nii, vastus on vist olemas. Olemas. Saab ikka. Kas tali tuli liiga hilja? Tal on 2 küsimust ühes, aga ma teen siis ühe korraga. Vanarahvas ütles, et ega tali taeva jää. Mul on thank God, et tuli tali, vaata. Ma pigem niimoodi, et kui üldse tali vahele jääb, siis on vaja mingid uued määrangud panna. Senikaua, kui tali tuleb, senikaua on veel päris hästi, ma arvan. Ma olen sellega nõus, aga ma siiski ütlen, et ta oleks võinud tulla 1,5 nädalat või nädal varem. Siis äkki oleks selle jõulutunde ka endas nagu üles leidnud. Muud mul ei ole öelda midagi. Ja see jõulutunne oli täna nagu mingi valgustunneli lõpus. Äkki oleks nagu joos jõuludega siis tulnud, aga ma nii väga ei heiduta. Ennem hakkan... Mingit jõulutunnet ei olnud jõuluda. Täpselt, ennem hakkan tunnel nägema, kui tunneli lõpus näen mingit jõulumeeleolu, sest et jõulumeeleolu saavutada peab sul olema mingisugune kontseptsioon jõuludest kui mingisugusest suuremast asjast enda jaoks. No see, mis lapsepõlvest nagu jäänud on, see jõulutunne, mida
mida ikka tagasi otsid. Lapsepõlv läheb järjest kaugemale ja kaugemale. Ei mäletagi teist enam eriti. Mis seal jõulutundest no, aga äkki siis peaks sealt nende Siberi rahvastelt võtma eeskuju, et... No mul tavaliselt tuleb oktoobris, tuleb ära see jõulutunne korraks. läbi laste see nagu... Saab tagasi tulla, tõesti. Saab tagasi tulla või sa saad nagu jah, et seda maagiat läbi laste leida. See ärkab mingil määral ellu, kuigi see aasta oli maagia minu jaoks nullis. Lihtsalt mitte, ma ei mõtle ainult ilma pärast, vaid see kuidagi oli, ma ei tea. See aasta oli niimoodi. Sügav depressioon. kas peaks aasta-aegade algust muutma? Igal juhul. Okay, selle Maiade kalendri peale võiks küll üle minna, et on 13 kuud. Vaata kursis selle värgiga või? Et Maiadel oli 13 kuud. Oma kalender neil oli. Natuke tean. Ja, et ma ka täpselt ei tea, aga see üks tüüp rääkis, tundus palju loogilisem. Aga ma ei tea ka. Mina mäletan, ükskord sai see otsa, et maailm pidi läbi saama, vaata. Siis tuli väidraad otsa, et veel oli kalendrit. 13 aastat tagasi juba sai otsa, aga see oli üks tõlgendus. Teine tõlgendus oli, et toimub muutus. Üleüldine muutus. Ja seda ma saan öelda küll, et on toimunud mingi muutus, aga... No, mingit siukest teooriat ei olnud, et vanal sai tint või midagi otsa või? No see on ju rohkem siuke stand-up jogi meeste siuke see pärusma. Tundus minu jaoks kõige loogilisem. See võib vabalt õige olla, ega ma seda... Või siis savitahvlid said otsa või ma ei tea, kuhu peale ta tegi neid. Või siis lihtsalt... Papüürus. Jäi pooleli lihtsalt, ma teen veel suurema raiski. Ja pärast tuleb välja, et 170 kuud oli neil võib loopis. Nad leiavad veel suurema tahvli selle kuskilt. Ega me ei tea. Aga aastaajad tuleks tõesti natukene nagu... Tegelikult nagu see pikkus on neil enam-vähem sama, aga see aeg, millal nad hakkavad, on küll nüüd nagu kuu võrra läinud nagu nihkesse. Viimaste 4-5 aasta seda saab võtta. Ja on jah. Et suvi hakkab ikkagi, korralik suvi hakkab ikkagi mais. On ju? No. Ja kurat, minu arust see talve sealt näpistavad teised ülejäänud. Talv on siuke ebamäärane. Ja. Sügis, suvi ja kevad näpistavad sealt talvesektorist nagu endale haukavad juurde. Korda mööda. Yeah. Vaata nüüd, Krutski on üks teinud. Kas inimesed on liiga rõõmsad? Kas peaks võtma asju tõsisemalt? Minul on vastus olemas. Lase. Vastupidi peaks just olema. Jah, ma nõus. Jah. Et siin ongi see Krutski toodud, et seega ma ütlen jah. Et mis see küsimus nüüd täpselt oli? Kas inimesed on liiga rõõmsad, kas peaks võtma asju tõsisemalt? Inimesed on liiga rõõmsad ja peaks asju veel tõsisemalt võtma. Mõlemale juurde siis? Jah. Isegi mitte vastupidi? No juba see on juba nali oma, et Eesti inimesed on rõõmsad. Nad ei oskagi olla rõõmsad. Tunnevad, et kui nad on rõõmsad, et see on nõrkuse märk, vaata. Et siis on kuidagi nagu... Ei, no liiga hästi ei saa ka olla ju. Ei, Ja vaada, midagi... Liiga hea ka ei saa olla. Liiga hea, vabandust. Ja liiga hästi ei saa ka olla. Liiga hea ka ei tohi olla. Et lähed mugavustsooni ära lõpuks või? Ei, mitte seda, vaid et tunned elust rõõmu ja niimoodi, et sul on nagu... Ja liiga kaua ja liiga palju. Et sa naudid oma kehas olemist. Liiga palju ei tohi olla. See on meil saates läbikond, see on üks kuulus tsitaat. Üldiselt, et õigesti elatud elu on läbi suure kannatuse. Ohverdamise, kannatuse ja nimekiri jätkub. Eks see selline see orja natuke vaibi vähe viskab. Õige ori on õige inimene. Siin on... Õigesti elatud elu. On orja elu. Proovi ainult ravima ennast hakata või üldse paremaks tegema ennast. Proovi sa ainult abi otsida. Oi. Lahti. Nii, sa tahad ka midagi lisada? Kas on liiga rõõmsad? Peaks võtma asju tõsisemalt? Ma arvan, et jaa, kindlasti. Võib-olla peaks revolutsiooni alustama. Et kaua ikka passida. Aga ei, mina küll mingit revolutsiooni ei hakka, kui Kaapo peaks seda kuulama. Et ei no kindlasti hoidke rõõmu ja
püsige terved. Meil peaks olema üks rahvuspüha, rõõmupüha. Kurat, ta on eelmist küsimust täpsustanud ka, mitte rõõmsad, rohkem nagu easy going või mitte tõsiselt võtvad. No nüüd oli mul see eelmine asi juba täiesti ära meelest läinud, et... Rõõma. Kas inimesed on liiga easy going või ma siis sõnastan nagu ümber parandusega? Ja, teine pool jääb sama. Ja easy going on liiga... Chillid või selline... Liiga pohhuistid või? Liiga hea ei saa olla nagu. No. Liiga hea ei tohi ikkagi olla. Ma jään sama vastuse juurde, mis ma andsin. Umbes jääb samaks ka see küsimus või vastus jääb küll samaks? Ja. Minu poolt ka, kui ma midagi rääksin. Mis sa tahad, vastus jääb ikka sama. ja. Poliitikute ABC nagu. Mis teemast räägime? Vastus on sama. Vastus sama, jah. Nii, küsimus kõigile. Kuidas alustasite räppi kirjutamist ja miks? Mina mäletan, ma olin mingi teises klassis. Siis ma juba kirjutasin, no see pole räppi kirjutamine, aga ma tahtsin lugu teha nagu. Ja siis hakkasin kirjutama. Ma ei mäleta, mingi Komm ja Pomm oli seal. Et mingi siuke alge oli juba seal olemas. Kui ma veel kirjutadagi ei osanud, siis ma midagi lasin vaba stiili. Aga omas võtmes muidugi. Aga 2017 oli see esimene tõsisemalt võetav nii-öelda kirjutis siis, mille pealt sa hakati nii-öelda vundamenti laduma. Et ma arvan, kronoloogiliselt võttes meist kolmest kõige viimasena alustanud nii-öelda kirjanik või? Mis aasta see on? 2017. Jaanuar oligi, aasta algus oli samamoodi selle 2016-17 üleminekul. Sellel õhtul tuli kuidagi valgustumine. Et siis hakkasin minul on sama aasta tegelikult. Enne seda on ka katsetusi ja mingisuguseid kirjutamisi, aga 2017 EPT-ga ikkagi. Ma ei tea, mis kuus. Mis see küsimus oli kõigepealt? Millal räppi kirjutamist alustasid? Ehk siis nagu just see kirja pool. No mina hakkasin maast ikka väga varakult, aga ma esimesed aastad tegin ikka ainult pudikeelset räppi. I wanna make a trip with the four, pick a trick with the four, pick a trick. No, lõid rütmi. Et jah, mul oli ja siis samal ma pidin ju räppima ja soolotrumm oli see tš, vaata selle, mis ma käevesõnadega nägin. I wanna make a trip with the trick. No, et see, aga nagu kirjutama ma hakkasin ka 2000, mis ma olen esimesed lood oli, 3 või 4 või? Ma olen ikkagi ka mingi põhikoolis ka juba tegelikult kirjutanud, ma ei mäleta, mis klassis Mauks hakkas tegema, ka koos hakkasime tegema, aga Mauks hakkas asju ajama with the big boys ja ma kuidagi jäin maha ja midagi olin kirjutanud, aga siis jäi kuidagi ära. Käisime siis samas klassis ja läbi kogu aeg, sellepärast see oli. Ja siis mingid asju veel vahepeal niimoodi kirjutasid ja olid nagu üksi vaata. Ja siis Eptiga siis läks nagu ikkagi laagriteks. Kirjutamislaagriteks läks. Ja maratonin. Ja ei tea täpselt, mis salat sinna kirja läks, aga kirja ta sai. Ja veel hullem sai ka veel mikrisse räpitud. Ja veel sai ka veel välja antud. Sai veel linti veel selle õuduse. Aga selles suhtes ikkagi produktiivne kirjutamine oli siis ju? Oli, seda küll. Ei, see oli kõik asi omal ajal praegu mõnitad tegelikult nagu vajalik. Ilma selleta ei oleks. See protsess vaja läbi teha lihtsalt. Praegu võid küll öelda vaata, et niimoodi, aga tegelikult vajalik protsess. Väga vajalik. Kas ma praegu neid kuulata viitsin? No ei viitsi. Aga see selleks. Nii, teil on teine küsimus ka sellest kastist. Mis oli esimene kokkupuude hip-hopiga? Ma mäletan seda, kus ma lasteaias käisime jalutamas ja siis tolleaegsetel ütleme seal 10 lõpus ja keskeas olnud või teistkümnendate keskel ja seal lõpus noored, neil oli siuke kogunemiskoht, vana elektrimaja. Siuke keertrepp läks üles, nimi oli Keerukas ja siis sinna alla oli tehtud graffi, tänavakunsti, mingi pildid olid. Ja siis see oli nagu esimene kokkupuude sellest
hip-hopi maailmast, et vau, siuksed asjad on loodud sinna külapilti siis. Läbi graffiti sinul siis? Ja siis vanemad tüübid tegid breiki räpi peale. Seal oli siis kodus ka davai tahtsid samasugune olla, vaata, ja siis lasid, tegid igast seisid käte peal, proovisid pea peal keerutada ja niimoodi igast asju teha, onju. Proovisid järgi, YouTube ei olnud, kelle pealt õppida, vahepeal oli mingisugused sähvatused kuskil. Mingi küla simmanitel tulid tüübid breiki tegema nagu. Mina esimest vist ei mäleta, aga see võis olla Eminem või midagi sellist. Ja praegu meenut, siis ma käisin ka breakdance trennis kunagi täitsa ka ja alles siin mingi hetk, kui kodus koristasime, ma leidsin oma breakdance mütsi üles. Pea peal keerutamise oma. Tal oli see, et mingid tüübid olid seal peal on nagu selline nagu tavaline müts on ja siuke lamedam jah, just siuke fliisist või sellisest fliisi moodi materjalist. Ja siis mingid tüübid olid pealt augu lõiganud ja pehmendused õmblend sinna või olid lihtsalt õmblend juurde, aga mul oli see tavaline versioon sellest. Et ta ei olnud mingi hullu paksendusega sealt, aga ma ei keerutanud pea peal ka selles suhtes. Aga mingid tüübid nagu ikkagi olid sinna pandud juurde, kes olid ikka õige b-boyd. Aga ma mäletan, 8 Mile oli ka see, mis tõi nii-öelda nagu seda väikse poisile seda hip-hopi värki nagu. 95-96 All Dirty Bastaro. Väga konkreetne. Nice. Oli mis see boom bap on ju? Lagi teema või millest räppisid need tüübid seal? No, ODB on üks vend. Wu-Tangist. Jah. Ma pole kuulanud igast asjadest vist. I got your money või? Praegu Shimmy joo ja Brooklyn suu, et küll see Brooklyn on ikka korralik loomaaed. Eks ta seal õiendab ja ropendab ja ega sellel ajal ma ei saanud sittagi aru. Praegu ega väga palju muutunud ei ole. Et ega ma seda lääne keelt ju nii väga kunagi pole aru saanud, aga ma väga ei kuula ka nagu sõnu. Ma kuulan seda väänlust, beadi ja flow omavahelist väänlust. Okei. Jah. Nii, üks küsimus veel. Küsimus kõigile. Kes on hetke lemmik Eesti välismaa räppar, produtsent, beadimees? Ta mõtleb eraldi kõiki või ühte sükest? Ta on mingi ühte kuju. Eesti. Võtame selle küsimuse siis tükkideks. No võtame. Kes on hetke lemmik Eesti räppar? Täiesti perses. Tahaks ego olla, et mina ise. Aha. Et endale meeldib seda kõige rohkem teha. Ja nagu siis ma nii-öelda nagu olengi enda lemmik, aga no ütleme, kes nii-öelda, kelle helisalvestiste põhjal arvestada siis seda. No mulle meeldib näiteks MC Da El Stilost tema see reggae vibe. Kuule, MC Da tee üks reggae vibe'is mingi lugu, album, EP, mida iganes kogumiks, sul toob päris hästi välja see, et kuulaks hea meelega. Kui sa viitsid kokku võtta ennast ja seda saadet üldse kuulata või keegi kuulab, siis saadki talle see lõik, paneme üles. No ma ütlen kiirelt täna, Mäki. Produktiivne. Kurat, mul ei ole ühte nime öelda. Täitsa lõpp. Ma ei ütle midagi. Sest et mul ei ole ühte sellist lemmikut, keda ma nagu välja tooks. See on niimoodi raske vaata, et nüüd ütle muusikas või kunstis või teatris, et sul on see lemmik nagu, et see ühtluse kõige lemmikum tippude tipp, kus sa said selle mingi tarsis krampides või mis iganes see oli vaata. Katarsis tardumus krampides. Ei, aga ma saan nagu hetke lemmik mul ikkagi mingi hetked on Väljamaa oma, mul on näiteks öelda Väljamaa räppar. Ma ütlen sama, mis albumi ennem läks Fredi Gips praegu lihtsalt selle sama albumi pärast. Ja jah, teil on Väljamaa räpparit lemmikut või? No kurat, vaata ise
kaevan seal rohkem sul 90-ndates, vaata, need on juba ammu mööda läinud juba. Seda ja on sul nagu mingi lemmik, kes sul nagu esimesena pähegi tuleb või siukene? Mul on muidugi, mul on. Aga anna nime meile. Rough Breed. Tegemist on Kruuga või? Kruuga. No läheb arvesse siiski. Ja. Kavatsen veel siin sisse seda sõtkuda, seda Rough Breedi siin nendes saadetesse, mis siin ees meil on. Sul on midagi mainida? Minul pole praegu midagi mainida. Kuidagi, ma ei tea, kuidagi see muusikafookus on praegu enda loomingul ja mitte, et mul oleks kade öelda kedagi, aga kuidagi mälu on ka mul siuke, mul nimelde peale kõige kehvem mälu üldse vist, mis olemas on. Mina võtan sellist küsimust tõsiselt, et hetke lemmik, vaata, see võib ju muutuda, mul vähemalt muutubki. Ja mul on ka siuke albumi põhiselt võib isegi muutuda, nad kõik on nagu nice guys, vaata, aga see nagu muutub, aga sa ütlesid, et sul on rõhk enda loomingul, et seda on näha jah, sa oled nagu õhku täis, et eile ütles, et nagu kurat küll, see on hea beat, et nagu ma ei saa siin tööd teha lihtsalt nagu. See oli tõesti hea, et mis sa ikka tööd teha. Ma olin nagu jess. Tore, kui kipitab. Las võitleb seal. Paras talle. Õige asja nimel võitleb nagu. See on hea kipitus. Nii, mis siin veel oli? Välismaa produtsent ja välismaa biidimees. Produtsent biidimees, ütleme sama asi. Ma tahaks lihtsalt, see nüüd teemaga kokku ei lähe, aga Kool D tegelikult läheb ikka. Kool D. Eesti räppar. Ja mis on tore, et kui siin jõuluperiood oli, et lisaks Maria Carey'dele asjadele, Vammidele, Last Christmas, Kool D jõulud, ma nägin Facebookis, mitmed inimesed jagasid kurat pühade puhul nagu väga tore. Ja see tegi südame soojaks, ka mina olen seda nagu jõululoona alati nagu tugevalt tundnud ja olen selle loo poolt alati olnud, et tore on näha, et Kool D on jätkuvalt väga kuum kaup. Ma vastan siis sellele teisele samaga nagu ennemgi ja nüüd on The Alchemist see album, see kõik selle ümber, kõik koorub, aga The Alchemist tegi veel suuri asju möödunud aasta jooksul. Andis, tüüp on mingi, ma ei tea, vana ta on, mingi 50ndate keskel või alguses või? Ja jõhkralt toodab, jõhkralt killib seda räpimängu ja paneb nii hullu lihtsalt. Seda on nii kõva vaadata ja see on nagu äge. Nõus. See on lege hea, kui ütleme niimoodi show business siis veteran vanusena niimoodi kütta nagu. No ja ta on veel selle kõik oma selle labeli Alki alt müüb neid asju, merch'e, neil on seal nagu ikka piiratud koguses vinüüle erinevaid, aga neil, kuna ikkagi neil on suurem, siis on mingid kaardipakk, igasuguseid asju vaata, et ja ise müüvad neid asju, see independent iseseisev liin, mida nad ajavad ja ma usun, et ta nagu, ma ei tea numbreid on ja, aga ta raudselt selle asjade müümise tõttu merch'id, plaadid, värgid teenib rohkem kui mingisugused suured artistid, kes on plaadifirmade all ja mis iganes stiilid ja värgid neil seal on, nad võivad olla jõhkralt suuremad. Aga see, kuidas tema oma selle äri on üles ehitanud sinna ümber, siis ma usun, et see nagu toidab teda ka selle koha pealt, kui võrreldad mingit industry värki nagu niimoodi. Et killing it. Ja ma ei tea, siin rohkem küsimusi ei ole, härrased. Rohkem juurde ei tulnud. Vaatan, äkki ükskord keegi Facebookis ka küsis, ükskord keegi oli vist pahane. Vana inimene pidis olema järelikult. Plus 40. Jah, et need seal on. See pole vana teel, plus 40 ei ole vana. Ei ole, jah? Ei ole, jah. Äite. Et kui see kõlab solvanguna. Kas sulle kõlab, kui sulle öelda näiteks underground vana? Absoluutselt mitte, pigem milline kompliment, aitäh ja vana aasta lõppu veel. Vana aasta lõppu, jah. Suke kompliment veel. Aga kui öeldakse vana mees? Väga tubli. Seal oleneb tonaalsusest ka veits. Ja seda küll. Aga pigem on see ikkagi nagu austusega. Vanamees on nagu vanamees, ma ütlen.
et see on ikkagi nagu, et mis tahad tatt, vaata, et vajad abi, vaata. Mul suurem poiss ütleb vahepeal mulle, no naljaga, sa oled vana mutt. Vana mutt või? Ma alguses hakkasin kuulama ma vaatasin, et oi-oi, et seda ma ei ole talle veel unlockinud. Vana mutt oled sa küll, jah. Sa oled vana mutt. See ei ole ju loogiline isegi mitte, kas hakkame lahkama su öeldud. No jaa, aga ta teeb tegelikult ju... Ta teeb joket. Ta teeb sulle joket tagasi kakalilla, mis see on ju, see on... Ja me oleme seal majas kakalilla perioodi läbi põdenud juba tükk aega tagasi, kui ma mõtlen. Ta ei ole ammu, peaks talle selle tagasi tooma. Ohtlik mäng, sest ta juba põrutab vanamutiga sind, et sa võib-olla varsti avastad, et sa oled liiga suure vaenlase või liiga palju peeti söönud. Jah, läheb kakalillaks ära. Täpselt. Okei, keegi tahab veel midagi lõpetuseks lisada? Ma tahan seda öelda, et ärge heitke meelt, et uuel aastal saab edasi seda kõike. Jaa. Kindlasti. Uuel aastal veel parema uue hooga va? Jah. Seda hoogu ma ei tea, aga saab edasi. See on kindel. Nagu lepase reega. Thanks, Ruudi, et tulid tähistama. Ja Jovka, sa ka. Aitäh sulle, et olid terve aasta. Jah. On terve aasta elus suutnud püsida ja reipalt uude aastasse. Sama elusana. Läheb. Tšau. Peace. Tšau. Tšau. Okei, tšau. Tšau.